Tere, mina olen Mardo Männimägi ja sa vaatad One Stage vestlust number 38. 38. kord salvestame vestlust. Püüame hoida formaati hästi vaba, ei kuidagi toimeta seda ja sinul, inimesel publikus või ka meie kuulajal vaatajal on väga suur roll, sest kui sa kommenteerid, avaldad arvamust, siis me teame, mis sulle meeldib, mis ei meeldi ja oskame selle järgi võib-olla ka sulle veel paremat sisu sättida. Üks palve, mis mul sul on, ma näen, et sa vaatad. Statistika näitab, et sa vaatad, aga tihti unustad vajutada subscribe nuppu või follow. See on kõige suurem tänu, mis me saame saada, kui meie sisu sulle korda läheb. Ja sinu puhul, mis eelise see sulle annab, on see, et sa oled alati kursis, kui me midagi uut üles laeme. Ütlen sulle aitäh juba ette. Tead siis, mida teha. Tänane külaline on üks väga musikaalne inimene ja tal on eriline kunst siduda ka muusika, pärimusmuusika ja selline hingerahu otsimine ühte. Bänd, kus ta muusikat teeb, on viimase poole aasta jooksul Eestit niimoodi sakutanud ja sikutanud, et ise olles nende kontserdil ma võisin väga vabalt lihtsalt, mul ei olnud tasakaalu vaja, sest inimesed hoidsid mind püsti, see oli erakordselt äge, välja müüdud ja super elamus. Täna siin vaatame, kuhu see kõik rullub. Mina olen ise nii elevil ja kutsungi saali Sandra! Ciao. Mul on juba pulss üleval. On pulss üleval? Jah. Mis tunne on? Ootan väga. Ma juba ootasin seda vestlust pärast seda, kui me tegime selle pildistamise, mis oli 26. jaanuar. See oli kaua aega tagasi? 26. jaanuar. See oli alles. Ja siis ma mõtlesin, et ma väga harva käin ise rääkimas niimoodi podcastides, et see on minu jaoks selline hetk, kus sa saad korra võtta aja maha, mõelda, mida ma siis praegu mõtlen, kuidas ma siis elan, mis ma teen, mis mõtted peas on. Nii et aitäh sulle. Kui me rääkisime, et see asi võiks juhtuda ja omavahel voice'i vahetasime, siis korra oli mõte, et millest me võiks, mis on praegult sul laual. Siis ütles, et Mardo, 6 aja pärast ma ei ole enam sama inimene. Jätame selle sinna. Mul jäi see mõte täiega meelde. Kui mul ei oleks pädevust sind tutvustada siin, lugeda su tiitleid, räädatakse see teine elu, lained, sadu, muusika, et mul ei oleks pädevust sind sisse hõigata ja mulle isiklikult väga üldse ei meeldi, kui püütakse, kui keegi sul küla, siis püütakse sul tiitlid ette lugeda, sest miks seda inimesed teavad? Ma püüdsin võib-olla oma nurga alt, aga mida mina sinusest hindan, aga kui sa peaksid ise ennast tutvustama, nii et tagasi ei hoia. See on see voor. Kõik räägivad 1 minut endast. Kes täna, mitte 6 aega tagasi, kui me pildistasin posterit, täna, kes on Sandra? See teine küsimus, mis on selles suunas, on päris keeruline, on see, et kui sa peaksid ennast tutvustama nii, et sa ei ütle ühtegi rolli, milles sa oled elus. Just, see mulle meeldiks. Ise viskasin selle sulle praegu. Issand, kuidas ma praegu tutvustan? Tõsi on see, et tõesti 1,5 kuud või 6 aega tagasi, kui me rääkisime sellest, siis minu sees olid teised mõtted, teised tunded ja mingi
Pikk protsess sai lõpu minu elus veebruariga ja see on selline sisemised asjad, sa saad aru, et kui hakkavad mingid asjad muutuma, mingite asjade peale sa enam ei järritu või see ei tõmba sul mingit emotsiooni üles, siis sa saad aru, et mingid asjad on elus nagu lahenenud või sa oled sellega rahu teinud või kuidagi on protsess lõpu saanud. Aga praegu uued algused, eile 1. märts, uus elu. Ma ennem siin ütlesin, kui me proovi tegime, et sa ütlesid mulle stopp, ma kohvi ei joo. Jah, ma juba eilsest hommikust alates. Ja siis suhkurt ka ei söö. Sa valisid selle salvestuse päeva alustada peavaluga suhkru ja kohvita elu. Aga vaata, kui mul nagu tuleb see tunne, siis ikkagi ma ei saa midagi teha, jah. Et see sellised muutused elus rohkem keskendun praegu jälle unele, trennile, toitumisele. Suht siuke väga klassikaline. Mulle tundub, et minu elus on praegu tõesti selline, nagu kevadega tuleb. Võib-olla teil ka kellelgi tuleb selline uus hoog, uus algus, tahad koristada kõik ära, kõik kapid korda teha, kevadpuhastus nii kuidagi enda mõtetes, füüsises, kõiges. Vot. Ja kui bändikaaslased peaks sind tutvustama, siis nad ütlevad, et sa oled ikka üks hull naine. Ja selle unustasin. Olen intervjuusid siin vaadanud. Huvitav on see, et Sandraga üks väga huvitav fakt. Me oleme ühe korra ennem kohtunud ühel võttel Minu elu lugu. Jah, Minu elu 5. Minu elu 5 lugu. Ja mulle väga meeldis, kuidas sa ennast seal väljendasid. Muidu hästi palju teinu artistidel tööd ja kuidagi me ei olnud kohtunud, aga kui me pildistasime selle podcasti jaoks posterid, siis sa astud uks selline tunne nagu vanad tuttavad. Kas sa oled alati selline inimene olnud, et sa suudad inimestega hästi? Sest mulle tundub, et sa ei ole naine, kes püüab kellelegi meeldida. Kindlasti olen ma väga püüdnud meeldida ja kindlasti on minu jaoks olnud see väline tähelepanu ja tunnustuse kõik see väga oluline. Lihtsalt enam see ei ole oluline minu jaoks. See on väga tore ja mul on väga meel, et te kõik täna siin olete. Aga varem hakkas minu jaoks kõik see, mis mind nagu ajast tegema asju, hakkas väljaspoolt. Et kuidas ikka, kas teile meeldib ja kuidas meeldib ja mis meeldiks. Nüüd hakkab see kuidagi seespoolt. Et ma teen ikka muusikat. Ma teen ikka neid asju, aga see mingi sügav rahutunne on lihtsalt sees. Ja kui see, tulen jälle tagasi sinna, et kes ma olen, nagu, et kui hakkab mõtted tagasi, et kui rollide läbi ei tutvusta, siis üks asi, mis minus on olnud terve elu. Kui mul tekib kirg või mingi asi paneb silma väga särama, siis ma olen nii veenev selles. Esiteks ma suudan selle endale maha müüa, täiesti totaalselt, ja ma suudan teistele ka maha müüa. Et mulle lihtsalt meeldis tähendab, kas see nüüd mulle meeldis, aga TikTokis liikus üks video siin paar päeva tagasi üles, et kus üks tüdruk räägib, et ma ta nime ei mäleta, aga et no täitsa uskumatu, et kuidas see Sandra, et ta ei oska laulda, aga siis ta on laval, ta on Eesti kõige edukamas bändis ja kust tal see enesekindlus tuleb? Kuidas sa julged minna lavale? Et ma tahaks ka õppida seda. Ja siis mõtlesin, et see ongi, ma kuidagi ei solvunud sellest, sest mul üks sõber ütles hea mõtte, et kui keegi ütleb sulle midagi, siis miks sa solvud, kui see on tõsi? Ja kui see ei ole tõsi, siis miks sa solvud? Tegelikult. Ja ma ei ole tituleerinud ennast lauljaks, mina pean ennast muusikuks, kes on vahepeal sunnitud laulma. Nüüd ma pean küll selle olukorra ümber hindama ja vastupidi, see oli näiteks minu jaoks nagu tõuge, et minna nüüd pukkisin endale mitu laulutundi, tõesti, ma pean tegelikult sellega tegelema, ma tean. Ja ma tegelen sellega, et mul endal oleks mõnusam, aga et see kirg, mind ei takista see, et kas ma oskan laulda või ei oska. Ja, ma läksin enduro võistlusele detsembris. Sa pead võib-olla ütlema publikum, see enduro võistlus, mootorrattaga sõidad metsas. See ei ole laulmine. See ei ole laulmine, jah. Ja ma olen hästi aeglane, ja ma alguses nagu ei tahtnud minna, ja siis mõtlesin, no lähme teeme ära, Eesti esitipud sõidavad seal. Ja siis ma sain naiste 40 klassis esimese koha. Wow. Ja ma jutu point alles tuleb, ma olin ainuke.
et ma tegelikult, see oli 3 naist veel, aga nad olid alla 40 ja siis ja ma sõitsin seal, vaikselt niimoodi tututasin neid ringe, et kui võitja tegi 14 ringi, siis mina tegin 6 ja siis vaikselt ja siis need toredad nagu Eesti meistrid, kes on hästi kiired, ütlesid, tubli oled, sa saad hakkama ja siis ma lasin mootorrattaga. Aga nagu miks mitte, et mind vist on nagu teatud mõtted, mis mind tagant niimoodi suruvad, üks on näiteks see, et no ütleme 80 aasta pärast ei mäleta keegi, kas ma seal laval laulsin mööda või ei laulnud. ja mitu võistles. Jah, just, et lihtsalt mäletatakse, et üks naine, kes sõitis mootorrattaga. Ei, isegi seda ei mäletata. Ühesõnaga, et mingid asjad, kuidagi jah, see kirg, mingi asi on minus, mida kui sa küsid, kuidas bändikaaslased tutvustaks, siis Frediga, kes on ka Sadu bändi liige, kes kirjutab väga palju lugusid seal, siis temaga me rääkisime, ta ütles, et tead, et sul on lihtsalt see nagu see miski asi on sees, et sa näedki, kui sa ise sellesse usud, suudad kõik teised inimesed ka ära veenda. Ja ma ei tea, kust see on tulnud. Et see ei ole asi, mida ma olen kuidagi treeninud või jah. Mulle endale tundub, et sa lihtsalt lähed ja see reaalsus tuleb järgi. Võib-olla jah. Mina olen muidu väga seda usku, et sa hakkad tegutsema ja siis tõesti sa tahad mingit viisi olla, teha asju, sa lihtsalt hakkad tegutsema ja see tõesti tuleb kaasa või siis saab oleks omaks, et sa ennem räägid, teed ja siis saad aru, et nüüd see ongi mu elu osa. Ja, kõlab absurdselt. Ma vaatasin nii palju ägedaid intervjuusid sinu kohta ja kuulasin ka sinu enda podcasti ja äge on ikka. Esiteks, ma ütlen, see on harukordne võimalus, kui artistid tulevad siia ja pajatavad. Sest mina näen seda siirust ja ausust kogu aeg. Oma tööd tehes. Keegi ei püüa mulle seal kuidagi tore olla. Ma lihtsalt väsinud sellest. Aga see on väsitav ju. Mõtlesin, üks hetk oli, ma mäletan esimesi raadiointervjuusid, ma mõtlesin välja, mida ma tahan öelda. Ja siis ta küsis teise küsimuse. Vastasid ikka samamoodi? Ei, päris seda nimetatakse Anne Veskiks, et sa vastad, lähed oma agendaga vaat pole, mis küsitakse. Muusikute seltskonnas, et käid näiteks intervjuud andma, siis pane see Anne Veski ka veits sisse, et räägi kontserditest. Aga oota, millest me rääkisime? Me rääkisime sellest, et aus olemine. Jaa, et see on nii väsitav, kui sa pead olema ühtemoodi kuidagi seal kaameras ja siis teistmoodi kuidagi ja siis mõtlema, kes sa nüüd oled, ma ei tea. Üks hetk muidugi oli see, et võib-olla julgen näidata oma haavatavust või kuidagi mingid hetki või mingeid asju, mis on väga rasked, aga siis ühel hetkel ma sain aru, et kõik me ju maadleb millegiga, absoluutselt kõik teiega või on keegi, kes ei maadle? Nendel inimestel ei ole probleeme. Need, kes sinu podcasti käivad kuulamas, neil ei ole. Peale minu kuulamist probleemid on lahendatud. Minu külaliste. Et nii palju lihtsam ja kergem on olla päris sina ise. Aga selleks muidugi tuleb tööd teha, et aktsepteerida seda, kes sa ka oled ja kuidagi ennast tundma õppida. Kes sa siis oled nagu päriselt? Ja eks elu osa kogu aeg tegeleb sellega, et sul oleks millest mõtteid võtta ja neid tegusid. Enne kui ma veel edasi liigun, ma natukene, kuna need intervjuud on, ma olen ise nii sillas sellest muusikast, ma olen suur fänn sul, ma ei tee nalja. Ja ma arvan, ma olen vähemalt 15 sõbrale saatnud 3 kuud tagasi, et mees, hommikul üksi, esimese asjana sõidad, kui sõidad üksi, valjult, nii et see kell annab selle errori, et liiga vali muusika. Umbes nii, kuula ja mõtle nende sõnade peale. Ja sellepärast võib-olla ongi ka Sadul hästi palju. Ma räägin küll praegu Sadust, aga minu meelest sina oled selle identiteet. Et võib-olla ongi sellepärast nii, inimesed suudavad resoneeruda, et sa põhimõtteliselt räägid argipäevast. Sa räägid sellest, mis me kõigi elus on. Keegi ju ei ela nii, et rahulik ja mõni ei tea, kui oma potentsiaali polegi kellegi tülli läinud ja pole tundnud neid tundeid, aga ikkagi vaikselt hommikul vaeb Sadu peale, mõtleb, tegelikult vist ma ei ole endaga aus. Mulle endale nii meeldib ja ma ütlen, paljud sõbrad on öelnud, et nad salaja kuulavad, teistel julge öelda. Miks? No, siin ma nimest ja nimetas, üks ütles isegi, et nad salaja umbes sealt, ma pole veel välja tulnud selle kapist, aga ma tegelikult kuulan ja kuula sina ka, aga ära ütle teistele, et mina ütlesin, et sina kuulad. Ma nimest ei nimeta, aga see, kes seda kuulab ja teab sellest. Aga kas need on mehed või? Mehed, ja. Ja ausad ja väga ägedad ja eeskujulikud ja väga head pereisad mehed lihtsalt ütlevad, et
su ma isegi üks repliik on see, et kuidagi Sadu on andnud neile võimaluse elada nagu pahu poolt, ilma et sa ise neid asju teed, sest seal sõnades on nii palju infot, et sa saad tunde kätte, ilma et sa ise oled näiteks võib-olla reedad elus kedagi. Selline tagasisida. Siis mõtlesin, true. Aga ma arvan, et see on nagu raamatu lugemine, et sa saad justkui ise sinna rolli minna. Ja no sellel on muidugi suur tänu Fredile ikkagi. Fredi, kes suudab panna sõnadesse nii need mõtted, need tunded, need lood, mida me räägime seal ja jagame selle emotsiooni ja siis ta võtab ja siis ta ütleb ühe lause ja ma just täpselt seda mõtlesingi. Sest inimesed väga tihti ei suuda, mulle tundub, te võite vastu vaielda, aga mulle tundub, et ei suuda nimetada oma tundeid, oma emotsioone ja kuidagi neid ka väljendada või endale kuidagi mingit selgust luua nendega. Ja kui see pannakse mingisse nii-öelda nagu storytellingusse ehk loo jutustamisesse, siis see tunne tuleb sealt välja ilma ütlemata otse, et vot ma tunnen täpselt nii. Et ja. Võimas, mulle meeldib. Te ise ütlete, et muusika sensatsioon. Sadu, no kui me selle posteri tegime, siis me veel ei teadnud, et te tulete selliste trofeedega sealt ära. Või juba teadsime? Ei teadnud. Me hakkasime planeerima seda 3 kuud tagasi ja siis keegi ütles mulle vedas teil, mõtlesin, meil vedas. Ma teadsin seda. Ma teadsin. Sandra, ma teadsin. Uskumatu nagu. Pidi olema teil lemmik sõna praegu. Uskumatu, jah? Ja. Millal uskuma hakkad? Hea küsimus. Ma vist ei saa öelda, et ma siiani ei usu, aga me räägime omavahel bändis. Nii isiklikud jutud praegu, ega see kuhugi pärast üles ometi ei lähe. Ei. Et me räägime, see jääb siia kõik, ma luban sulle. Et me, need, kes me laval oleme 4, aga meie tiim veel on laiem ümber. Muideks, kolmapäeval on uus auhindade gala, mis on Eesti muusika ettevõtlusauhinnad ja meie kõik tiimiliikmed on seal nomineeritud ka. Wow. Mina usun, et neil läheb hästi. No kindlasti. Ühesõnaga, aga me räägime omavahel, siis me arutame, et me oleme nagu armunute faasis praegu. Kõik tahavad kogu aeg üksteist näha ja kogu aeg me chatime ja saadame igasuguseid pilte ja asju. Ja see on nii tore tunne, sest kõik on nii elevil selles. Sa tõesti oled armunud sellesse, mis sa teed. Ja kui ma 24. veebruaril sõitsin just kontserti siia Tallinnasse andma, siis ma mõtlesin, et üks asi, sa saad sellise laksu sellest või eufooria ja kõik tõesti nagu laksu sellest, et vau, et sa oled loonud sellise asja ja kõik need muusika ja kõik. Ja siis sa mõtled, et aga iga nädal nüüd ma sõidan kontserdile ja ma saan seda sama asja teha. See on nagu, ma tahaks öelda, et kui ma oleks narkootikume teinud, siis ma tahaks öelda, et see on nagu narkolaks. aga selline high on nagu kogu aeg, et nagu armunud tunne on. Ma ei tea, millal, ma ikkagi usun seda. Ma usun seda ka, aga teisest küljest on see, ma pole kunagi kogenud sellist suve, mis nüüd meid ees ootab. Meil on 40 kontserti ja mõni nädal on selline, kus on 5 päeva järjest. Ja see on ka sellepärast, miks ma alustasin sellega, et minu prioriteet on praegu magada, süüa ja teha trenni, et laduda seda vundamenti, sest seda ei tee enam suvel, et nüüd ma olen väsinud, ma magan natuke, et sa laod selle praegu ja sellepärast, et seda kõike nautida. Sest ma arvan, see on elus ükskord selline võimalus. Ma ei usu, et samas ma ütlesin ka pärast raadiot äkki, ma ütlesin, ma ei usu, et ma teen veel ühe bändi. aga kindlasti sa ei saa korrata samu asju ja ma arvan, see on, mis öeldagi, once in a lifetime praegu, et see aasta, mis nüüd käib. Mis tunne on, et sul oli unistus ja see juhtus, sest ma arvan, et tegelikult te olete väga raskes kohas. Te olete teinud midagi sellist, mida terve Eesti rahvas on märganud, muusikaauhinnad ja mis nüüd vaja on teha uuesti. Uus plaat. Vähemalt 2 korda parem. Vastutud. Tead, sellega on veel üks mõte veel sinna ka tagasi, et kus praegu ma suudan olla kohal ja nautida seda on kindlasti ka, siinkohal ma olen väga tänulik iseendale, et ma lõpetasin igasuguse tuimestamise eeskätt alkoholiga, et ma olen peale 1,5 aasta tilkagi võtnud ja tegelikult on need olukorrad, kus on see käinud vahetult enne muusikaauhindu, istusime seal kõik mega ilusad, liigutada ei tohtinud, sest muidu midagi läheb paigast ära ja siis oli see, et kuidas ma tahaks praegu ühte tequila shotti praegu, kõik teised seal, no mitte kõik, aga paljud seal vaatavad, appi.
ja on neid hetki ja saad aru, et see tegelikult, mida sa maandad, on see ärevus, mis selle kõigega kaasneb, teiste inimeste emotsioonid, hästi palju on seda ja et kuidas sellega toime tulla ja mulle tundub, et see on töö, see on igapäevane töö, aga ma olen sellega heas kohas küll lõpuks. Küsimus, et järgmine album, juba kirjutame lugusid, täna tulin ka tegelikult stuudiost ja eks me, tead, see ei ole meie eesmärk, ei olnud kirjutada albumit, mis jõuaks muusikaauhindadele, on ju, aga kirjutada need lood ja emotsioonid endast välja. See on täielik teraapia. Tänane stuudiosessioon nägi välja nii, minul plahvatas hommikul 3 asja. 2 neist olid sellised suhete teemalised ja siis ma istusin, läksime stuudiosse ja minu kehareaktsioon on see, et kui mul on palju sellised stress, kuidas öelda, ikkagi pingelisi olukordi, siis ma magan. Mu keha ütleb välja ennast, ma jään kohe magama. Jube hea selles mõttes. Ja siis ma kuulsin, kuidas Sofi laulis, Fredi muudkui kiitis, jube hea lugu, mina seal magasin küll. Ja siis kui üles ärkasin, siis me rääkisime seal Frediga ja arutasime mingeid asju. Ehk siis, et kuidagi, ja ma olen täitsa kindel, et sellest tuleb ka üks lugu, et sa saadki seal välja kirjutada ja kui mina arvasin, et vaata nüüd said need, ütleme, kui see esimene album oli selline teravad, tugevad emotsioonid said välja elatud. Seal keskel tegelikult ka ju armastusest ja sõprusest, aga neid nii palju ei märgata, aga siis tugevad, teravad emotsioonid, siis ma ütlen, et see uus muusika on selline, seal on palju kelmikust, aga seal on palju ka haavatavust. Ja tegelikult on mingis osas nagu õrnem, aga teemad ikka on, me saame aru, et ei, neid teemasid jätkub. Tegelikult seisa otsa ja põnev protsess on sellega. Kui mõtled selle peale, et saaks sündida teravus, siis kõigepealt on vaja armastust. On. Armastusega peab midagi juhtuma, tuleb teravus. Siis saab seda mitte ainult armastus. Klattida. Igasuguseid asju tegelikult. Igasuguseid asju. Ja. Sa pead saama, mõtlen, tegelikult ei pea saama, aga sul peab elus olema neid kogemusi. Ja. Sa ise puudutad seda teemat, mind täiega huvitab, sest see on see, mida tihti pealtvaatajad, publik ja ka tihti ka perekond ei näe. Perekond näeb esimesena, mis juhtub artistiga siis, kui ta astub lava pealt maha. Sa ise puudutasid kergelt see teemat, aga see kõik arv, mis on, siis tegid kontserdid ära, oli vägev, vau, lähed koju. Sa ei lähe koju magama. See mahatulek on, miks kuulsad maailma rockstaarid leiavad ennast lõpuks millegi küüsis, ongi see, et see reaalsus, sest tavaelu sa ei hüppa mikriga toas ringi ja autos liikluses ja kohvikus, eks ole. Lava peal on, ma ei hakka laulma, aga mõistad mind, kuidas sellega toime tulid? Millal oli see esimene selline märk, et sa tegelikult ei tule sellega väga hästi toime? Mina arvasin, ma tulengi sellega väga hästi toime, kui ma pidutsen edasi ja ma arvasin, et see on osa sellest, et sa peadki, natuke on muusikut, et käib kaasas, et natuke siuke rock'n'roll elustiil ja pidutsed ja jood ja nii edasi. Ja ma mäletan ühte korda, kus meil oli Raadiot Äkiga Tartus oli suur kontsert laululaval ja ma tulin sellest maha mitte nagu ühe peoga, ma panin hommikuni kella 6 ära džinni kokteile, siis läksin magasin, ärkasin üles ja sain aru, et ärevus on sees. Ja siis voltisin õnneks see jääb siia, see ei lähe kuhugi üles. Voltisin endale 3 seda sinist, mis siis on, longero või? No ütleme jah, longero. Jah, longero on või? Mingi limonad, jah. Ei, alkoholi. Ma saan aru, iroonia. Sa jood seda või? Ma pole 12 aastat joon. Ma pole 12 aastat joon, ma ei tea isegi milline see longero välja näeb. Ma kuulsin, et ma joon seda. Ühesõnaga, tõmbasin need sisse, eks ju, ja siis mõtlesin, et ma küll ei suuda praegu siin kodus olla, mis ma teen. Ja siis mul oli, see oli 20. august, mul oli presidendi sinna Roosiaeda oli kutse. Otse, siis ma mõtlesin, et okei, et aga mul pole midagi selga panna. Siis mõtlesin, oota, laululavale jäid eile esinemisriided, oota, seal on mingid tehnikapoisid, kes lähevad Tallinnasse, see oli Tartus ja helistasin neile, on küll üks koht üle. Võtsin takso, läksin Tartus seal laululavale, panin eelmise õhtu esinemisriided selga, istusin nendega autosse, jõime edasi seda sinist jooki ja siis sammusin niimoodi, lõin ukse lahti, sammusin Roosiaeda. See oli juba Tere Eesti riik. Tere Eesti, kell 6 õhtul. Esimene, kes vastu tuli, oli Anne Veski. Õigus. Kallistas mind, ütles, et teil oli eile hea kontsert. See oli küll. Ja siis ma läksin, tõmbasin seal ühesõnaga. Ametlik osa oli selleks läbi.
et noh, see ja siis järgmine päev sellest, kui oli ikkagi tuumapohmell, siis said aru, nüüd ma olen maha tulnud, sest sa oled nagu nii sodiks enda keha tõmmanud, et sa lihtsalt ei jaksagi enam mõelda, onju. Aga et ma arvan, et see võis küll nagu kategoriseerida probleemi alla juba, et aga kui ma teadlikult ikkagi eks ma sain aru, et see ju probleem on, et kui sa ei suuda muud moodi nagu maha tulla. Aga tegelema ma hakkasin tõesti 1,5–2 aastat tagasi. Ilus. Ilus, jah. Aga mitte päris nagu pärast iga kontserti on, aga noh, suured on need eriti rasked, festivalid on rasked. Selles osas, et inimesi tuleb, neil on palju emotsioone, nad tahavad suga jagada, nad tahavad öelda ja see on tegelikult hästi tore. Aga kui sa ei joo, siis on see nii toores, mis sulle tuleb vastu. Eriti mulle, noh nüüd ma ei suuda üldse, kui teised inimesed on purjus pärast, noh, kui nad on nagu lappes purjus, eks ju, kes võtab paar klaasi, suudavad kontrollida täiesti okei, aga need, kes tulevad nagu juge kontsert oli nagu, aga no, ja siis ütlevad mingi veel vale bändi nime või midagi, see torv. Ühesõnaga, jah. Nii see paraku see nii on. See on, jah. Et aga see ei ole ainult nagu see, et sa laval oled, see tegelikult on ka, me oleme hästi palju arutanud tiimi sees, et kes teevad ju valmistavad ette nädalaid, mingid suuri asju, mõnikord kuid, ja siis sul on ära see, ja see on niisugune vaakum, sul tekib nagu tühjus. Inimesed jäävad tihti haigeks peale suurt asja. Et see on vist, see on probleem tegelikult selles nii-öelda industries. Raske on õppida seda probleemi, kellegi teise kogemust tundub, elu on näidanud Eestis vähemalt, et ikka muusikud lähevad ise, võtavad selle täis koolituse. Käivad selle läbi ja mõni ei saagi. Ja mõni ei saagi, jah. Ja see on see, mis invisible, inimesed ei näe seda. Aga see on huvitav ka siis jälle, et see on nagu harjumus on, aga seda saab murda ja praegu ongi näiteks meil Saduga on niimoodi, et me teeme nalja, et kõige rohkem joob meil ikkagi Fredi, et ta joob 1 pudeli õlut. Alkoholivaba. Pärast alkoholivaba väga tihti tõesti, et kuidagi terve see seltskond, võib-olla on ka aeg muutunud mingis osas kindlasti, et muusikud on ka professionaalsemaks nii-öelda muutunud, et minnakse vähem laval, nii et sa päris purjus oled, et no mingi vahe ju lugedes mingeid vanu raamatuid, ma ei tea, kahveli Mihkel Raua oma on ja et sa ei saanud aru, kummal pool lava on. Et publik ei saanud ka aru, seepärast, et publik oli samas konditsioonis. Jah, ja võib-olla publik ka, et seda, et kuidagi saab ka teist, võt see ongi nii tore praegu, miks ma vist naudin kogu seda seltskonda, seda praegust perioodi, et saab teistmoodi ja saab teha ka väga kõrgel tasemel ka nii, et sa ennast ei hävita, ka nii, et sa ei tarbi alkoholi, et see on väga kihvt. Ega sa ei ole veel sellest pääsenud, ma arvan. Alkoholist või? Tuleb tagasi või? Seda ei tea keegi. Ma tegin nalja. Tegelikult see ei ole ju nii lihtne, kui sa oled aastaid ikkagi, nagu sa ütled, sa tunned vahel kiusatust. Mitte, et ma sellest siin tahaks pikemalt peatada, aga see ilu ongi, et saad aru, see oht on reaalselt olemas, et see pingelangus seal on seda ootamas ja ega eestlased ütlevad, et selline võib-olla nõme ütlus on, et alkohol on tarkade inimeste jook. Aga ole sa siis seal tark peale neid kontserte ja neid turneesid, see on päris väsitav. Ma kuulasin, nagu ma ütlesin, palju kuulasin sisu ja mul erakordselt endale meeldib see, et kui tuleb külaline, siis ma lähen selle inimese ellu. Ma viin ennast kurssi ja see annab mulle võimalus ise ka, ma ei ole kunagi lava peal laulnud, aga mul oli siuke tunne, et ma olen tegelikult seal koos, see oli nali. Sa olen ühes oma podcastis jätsid ühele küsimusele vastamata, mis sa arvad, mis küsimus on? Oma podcastis. Enda podcastis, Küsisin teistelt, aga ise ei vastanud või mis? Jätame selle sinna, aga sa umbes, sa ütlesid, et tõmba sellele praegu ei vasta. Nii põnev, nii. Ja see on hea küsimus. Noh. Milline on sinu elu esimene mälestus? Ma mõtlesin midagi intrigeeriv. See on väga intrigeeriv. Sa ei kujuta ette, mis siit veel lahti rullub praegu. Tead, ma olen sellele vastanud küll. Ma tean, Liis Auväärt on see, kes küsib neid küsimusi, üks ajakirjanik, kui ta teeb kaanelugusid. Ja mul on üks mälestus, kus ma arvan, 5-aastane võib-olla, kus ma jalutan meie ühest kodust teise, sellepärast ühte ehitati, see oli väga lähedal ja ma mäletan, mul olid mingid rihmikud jalas ja kui ma jõudsin sinna uude koju nii-öelda, siis jalg oli täiesti verine. Siuke mälestus, täiesti. 5-aastane jalg verine? Jah,
verise aga kus sa selle, kas ta, ilma et ma seda su käest küsiks, kas sa vahel näed seda hetke ka? Ei, absoluutselt mitte. Ma praegu nagu mõtlen tagasi, et aga see ei pruugi kindlasti võib-olla nagu mingeid muid hetki ka, et ma tean, noh, vaata, see ongi, et millal sul segunevad need mälestused siis sellega, mis su vanemad on näiteks rääkinud. Minu ema rääkis toreda loo, ütles, kui ma olen 4, siis ma astusin jalajälje liiva sisse ja ütlesin, ema, vaata, see on minu kuulus jalajälg. Et kas on endiselt alles seal see jalajälg? Et või mingeid selliseid asju, et ma olin 3, ma olin hästi pisike, mitte ma praegu oleks hästi suur, aga ma olin juba 3 ja siis hästi väike kõndsin laudade alt läbi niimoodi ja oskasin muidugi rääkida juba ja siis kõik imestasid, et kuidas nii väike laps räägib. Aga ei laulnud? Ei laulnud, ei. Aga kui me läheme sinna 5-aastane verin jalg, unustan selle jala, aga kas sa tunned, et 5-aastasena olid sa hoitud, mida tähendas sinu jaoks lapsepõlv? Väike Sandra. Minul oli, ma arvan, mul oli väga tore lapsepõlv, et kui öeldakse, et lõpuks kõik võtavad midagi sealt kaasa ja kindlasti midagi ma olen võtnud, aga üldiselt me elasime Viljandi lähedal, me elasime maal, hästi palju metsas käimis, hästi palju õues mängimist. Just üks päev meenutasime, et me 10 kilomeetrit oli Viljandisse, käisin rattaga trennis, no ilma kiivrita, autotee ääres, praegu hoiad oma lapsi niimoodi, et hoiad kätt kõrva umbes peal, kui nad sõidavad. Et milline julgus oli vanematel lasta, no ajad olid teised. Aga mul oli jah, ma arvan, mul oli väga tore ja natuke oli see, et elasid maal, siis ei saanud ise liikuda, siis otsid, kuni said autojuhiload ja siis said hakata sõitma ja nii edasi. Et raske oli mul periood siis, kui ma olin 16, ma olin lõpetanud 9. klassi, ma läksin aastaks Belgiasse vahetusõpilaseks. Ja kui ma tagasi tulin, vaat see oli raske. Sellepärast, et Belgias mul oli kõik käe-jala juures, ma elasin Antwerpeni lähedal, suur rinn, kõik sõitsid seal olid rattateed, kõik sõitsid, ma sain igale poole minna ja kuidagi seda vabadust oli nii palju ja nüüd tulid tagasi sinna Viljandi lähedale väiksesse külasse, kus sa ei saanud, ma olin 17 siis, lube veel polnud on ja, et kuidagi see, ma mäletan, oli hästi-hästi nagu raske minu jaoks. No Eesti on väiksem ka. Aga pärimusmuusika, mis see esimene koht, kus ta su kätte sai? Viljandis. Mu ema töötas seal kultuurikoolis, praeguses siis, mis ta nüüd lõpuks praegu on, ta on nii palju nime muutud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia siis. Ja siis avati esimene rahvamuusika osakond, seal oli ka näiteks Ando Kiviberg ja Margus Põldsepp ja teised muusikud. Ja siis ma käisin seal ringi 7-aastane mina, et pärast kooli, et ei läinud ise bussiga maale, vaid olid siis ema juures. Ja siis ema pani mind üks hetk plokkflööti õppima seal. Huvitav on see, et tegelikult kui inimesed sellised lugusid räägivad, et emad, isad neid suunavad, siis nad on nagu ringiga mööda tihti ka. Et kui minust ei saanud nagu sinna poole, kui ema mind suunas. Ja, ega ma ei tahtnud seda. Mulle ei meeldinud üldse. Ma kaotsin oma pilli kogu aeg ära ja siis ma ei viitsinud harjutada. Ja see flööt oli siin seal. Kus flööt on, ei tea. Mulle kujutad ette, 2 aastat sa käid iga päev tunnis ja mitte ühtegi lugu ei meelde. Ja siis, no päriselt, ja see ei ole minu välja mõeldud, vaid see õpetaja rääkis mulle, et siis ta oli see, et ta lihtsalt ei jaksa enam ja mõtles, et ta räägib mu emaga, et võib-olla on targem, et ta teeb midagi muud. Aga enne ta andis ühe ülesande veel, et ütles, et need 3 nooti, mida ma siis teadsin, 3 nooti, siis tee lugu, tee ise lugu nendega ja selles hetkel läks nagu minus midagi täiesti lahti, et ma tulin järgmine nädal tundi, loomulikult mul oli mitu lugu 3 noodiga, et järelikult minul oli vaja täiesti teist lähenemist ja näiteks mu ema nii palju ikkagi ta tark oli, et ta mind muusikakooli ei pannud, sest võt seal ma poleks küll vastu pidanud ja seal poleks mitte keegi meil 2 aastat nagu 3 nooti õpetanud, on ju. Et ongi erinev lähenemine, sellepärast mul on nagu ülisuur austus kõikide tegelikult muusikaõpetajate vastu või pilliõpetaja või üldse, kes õpetavad nagu käsitööd edasi, et see ei tähenda, et laps on andetu, vaid mõnele tuleb läheneda lihtsalt teisest kohast. Kuidas tekitada huvi? Kuidas tekitada huvi ja siis ühel hetkel mina nägin siis olid esimesed Viljandi pärimusmuusikafestivalid, ma nägin seal bände ja siis oli ma olin müüdud, on ju, et ma tahtsin ka bändi teha ja pilli mängida ja ilmselgelt praegu ka veel laulda laval ja kõik. Aga said sa sellest siis õppetunni, et oskad sa ise oma lapsi nii suunata, et sa jätad neile mulje, et nagu nemad ise valisid? Ja no mu vanem poeg, kes on 7, valis trummid juba ja ta 2-aastaselt alates ja nüüd ma võimaldan talle lihtsalt seda, et kui tal on selline hobi,
et ta tahab seda teha, siis ma just ostsin 2 nädalat tagasi talle trummiseti. Õnneks naabrid on ka muusikafännid ja no ikka full nagu väga hea trummiseti ikkagi ja ta lihtsalt mängib ja nüüd me avastasime koos nii tore, vot see on mu siuke uhke ema moment, et mina teen alates jaanuarist sellist trenni, et ma hüppan terve sadu kontsertikava ehk siis backtrackid, see, mida me kõrva kuuleme. Noh, tiks näiteks, siis mingid bassid, mõned kitarrid ja nii edasi, mitte tervet lugu, aga osasid nagu fragmente loost. Ja kus on need, kus öeldakse niimoodi 3 Fredi hääl, ei vist ei ole Fredi hääl, vist on AI, aga alguses oli Fredi hääl 2, 3, 4, salm ja siis hakkad laulma, on ju. Noh, sellised asjad on meil kõrvas, igaks juhuks. Ja siis mina hüppan seda kava läbi hüppenööriga, et nendes kohtades, kus ma siis ei laula, siis ma hüppan ja kui ma laulan, siis ma laulan, et treenida võhma, et jaksata laval olla. Ja just viimane kord, kui ma seda tegin eelmine nädal, siis Villem, mu poeg, siis tuli ülesse ja ma ütlesin, kuule, aga võta ka üks klapp, mängi kaasa neid lugusid. Ja poole loo pealt, täpselt see Mihkli päev, mis on mu üks lemmik laivi lugusid, ta hakkas mängima, ta mängis kaasa, ma olin lihtsalt selline, oh my god, ta on tempos, ta teeb mingit breike kaasa, ta ei ole seda materjali mänginud ja ta lihtsalt kuulas, mõne loo alguses kuulas nagu paarkümmend sekundit ja siis tuli ja ma olin siuke täiesti lõpp. Kuulmise järgi, ta on andekas, et ju ta on mingid need geenid meilt mõlemalt saanud, et tal on lihtsalt kuulmine, nagu jube terav kuulmine. No ta 2-aastaselt laulis traadet äkki laule niimoodi õigest kõrgusest. Okay. Ja me ei ole selleks midagi teinud ja ma ei ole siuke, vaadake nüüd minu poeg on ja te peaks teist nägema. See ei ole minu poeg. Ühesõnaga, lihtsalt nii äge on, seda on nii äge kõrvalt vaadata. Ma vaatan teda nagu, noh, mitte jah, minu poeg ka, aga ma vaatan, vau, nagu milline inimene. Ja nüüd ma olen teda päris mitu korda sadu kontsertitele kaasa võtnud, kus ta saab siis soundcheckis mängida. Ta on siuke trummari fänn, et meie siis trummari Roberti fänn, et ta arutas autos, et mis taldrikud sina kasutad? Ja siis ostis talle väikse tripimahla ja andis talle, näed, et nad on ikka semmud nagu ja no mu laupäev nägigi, see laupäev me läksime koos trummipoodi ja siis ma pidin ostma talle ühe taldriku ja vaat seda ma täiega toetan. Sporti ja liikumist ja seda, kui on mingi hobi, ükskõik mis see on. Mida muusikute lapsed juba kogu, nad elavad juba teises reaalsus. No. Esiteks, kes selle bändi kaas tuleb, kõik see, sealt on nii palju õppida. Et see on nagu äge, ma lasen tal praegu selles omas mahlas olla, ma veel ei pane teda muusikakooli. Veel ei esine? No, pärast kontserti Viljandis. See oli nii tore. Laupäeval meil oli Viljandis siis kontsert ja tulime lavalt maha ja siis meil see produtsent, kes ta on nüüd siis tavai, et 5 minutit ja siis lähme ette autogramme anda. Ja siis Villem, mina tahan ka tulla. Ja siis ma ütlesin, jaa, et võib-olla, kas te ei taha minu autogrammi? Jaa, vaata, et sa pead laval olema ja et esinema, et no ja aga siis ma võin esineda, kui inimesi pole. Vaata, siis on keeruline jälle autogrammi nagu anda, siis meil oli tootu vestlus seal. Et talle meeldib mängida, aga talle ei meeldi veel nagu, inimestele nagu mängida. Aga las ta olla, ta käib korra nädalas trummiõpetaja juures. Praegu las naudib, teeb ja vaatame. Pojad küsivad, kuulavad muusikat, küsivad, mida see fraas, saan eesti keelest aru ilmselgelt sõnadest, laulusõnadest, aga mida see tegelikult tähendab? Miks sa sellise asja kirjutasid? Ei, nad küsivad pigem üksikuid sõnu, et mis see tähendab ja kes need piraadid luukered on. Kapis. Jah, luukered. Aga nad laulavad kaasa. Kuidas nad sinna kappi said? Miks nad kapis on? Räägi. Ma ei saa sellest laulust aru. No vaatan, et seda nad mitte, aga siis kuuled, näiteks mängivad seal legodega, kas nad vaikselt, neil on ikkagi nii sees need lood, et nad võivad nii suvalisi fraase laulda, kuu paneb seal, kuu on siis minu noorem poeg, 5, sai just eelmine nädal, paneb legost kokku. Kah mul laasi, mis sa teinud, mitut paari rinda näinud, kah mul laasi, mis sa teinud. Täpselt seda ma mõtlesingi. Seda küll, jah. Me sõidame hommikul lasteaed ja siis mul laps laulab seda luugerlaulu kaasas. Siis mõtlen, et ta hakkab naerma selle luugeride peale. Aga siis mõtlen, et huvitav, kas ma käitun nagu õiet, ta on 4-aastane ja ta laulab laulu kaasa. Et osad sõnad, ta lihtsalt ei saa aru, ta ei saa lauseest aru endast, aga ta sõnadest saab ideaalselt aru. Aga ma arvan, ega täiskasvanud ka paljud ei saa ju. Paljust muusikast tegelikult. Kui paljud kuulavad, me oleme arutanud seda, kui paljud tegelikult kuulavad sõnu ja sõnumid lõpuni ja kõik tõlgendavad seda ka omamoodi. Et see on teine asi nagu. Mida ma olen pannud tähele hommikul ja õhtul kuulates teie muusikat, ma töötan erinevalt.
teda hommikul head pisar tule silma. Õhtul ma olen tugev. Sest muusika aitas sind. Muusika aitas mul selle päeva mööda saata. Ma võiks siia jäädagi. Ma võtan esimese küsimuse saalist. Mis on teie lemmikasi muusika kohta? Mis sa mõtled? Nagu, mis on sinu arust muusika osas kõige parem? Ma arvan see, et ikka milline võim on muusikal muuta meie emotsionaalset seisundit. Et vaata, tihti on nii, et siis kui on hästi kurb olla, siis me hakkame kurbi lugusid veel juurde kuulama ja läheb veel kurvemaks. Et me tahame nagu seda tunnet hoida ja samas nagu mingi lugu, mina ka näiteks tean, et okei, et mul on nüüd vaja ennast käima tõmmata, ma jõuan Tallinnasse, unustame need muud asjad ära, et mis loo ma peale panen, mis mind tõmbab käima. Et ma arvan, see on nagu kõige võimsam. Pidasid sa silmas seda? Jah. Väga küsimus selles mõttes, et võib-olla muusika, sa tõid nii hea näite, ma olen ise endine sportlane, siis me kuulame kõik muusikat enne, kui me läheme matil näiteks. Ja ka tööd tehes fotograafina tihti mingi meeleolu muusika, mis vabastab. See, et me ei ole piisavalt pädevad, et sellest aru saada, ei tähenda, et see ei tööta. Muidugi. See rütm ja Anna, näita mulle, isegi Eesti mees hakkab tegelikult, kui hea sound on, ta hakkab tantsima kodus. Isegi Eesti mees. Üksi, ma mõtlen, üksi me tantsime kõik. Üksi tantsite kõik. Kõvasti ja valesti laulame ja liigume koledalt. Aga see on see sama, mis näiteks meile aastaid küsiti, et mis efekt oli Traadet äkil välismaal käia. Keegi ei saa ju sõnadest aru. No, nendest sõnadest ei saa isegi eestlased aru. Et isegi nagu meie bändi liikmed osad, nimesid nimetamata. Aga see on see rütm, see on see mingi retsitatiivsus näiteks, mis on nendes loitsudes, mida meie kasutasime. Et see on mingi selline asi sees, mis muudab emotsionaalselt. Ja, tunneb esiteks, mida mina ise olen pannud tähele, et kui mingi lugu esimese, teise, kolmanda korra, 4. kord ka veel ei meeldi, 5. kord kuuled, mõtled, võtab kaasa. Nii palju võimalusi annad, Mina ei anna. Ma annan 100 võimalust inimestele ja muusikale. Mul on 1. Sul on 1 või? Tõsi ka? Okei, mõni kord on 2. Mäletan, Taukar ütles selle peale, et see on asi, mida ta on elus õppinud, et vahel, mis see sinu kohta ütleb, kui sa kõigil ainult 1 võimalus on? Vaata, kui palju annavad meie vanemad meile võimalusi. Kui palju meie anname oma lastele võimalusi. Lastega on teine asi. Võib-olla ma olen ka natukene leebemaks muutunud tõesti. Aga muusikal on küll see, et kui see mind ikkagi kuulen 1 korra ära ja kaasa nagu ei tõmba või mingit asja see minus ei tekita, siis ma ei kuule rohkem. No seda konkreetset lugu. See ei tähenda, et ma seda bändi kuulen. Niimoodi ma hinnangut päris ei anna 1 loo ja 1 nagu bändi põhjal, aga vaata, mis albumis veel on. Näiteks, et täna hommikul, mul on väga raske panna raamatuid käest, mida ma olen alustanud. Ma ei tea, kuidas teil on. Natuke on see mentaliteet, kui ma juba alustasin, siis ma pean lõpuni lugema. Aga tegelikult maailmas on ju nii palju häid raamatuid ja siis mõtlen, et aga siis ma raiskan siin, ma ei tea, 10 hommikut lugedes seda raamatut, mis tegelikult mul on kogu aeg sellega ei nõustu. Üldse ei kõleta praegu, et miks ma seda siis loen? Aknast välja. Ei, mitte päris nii. Ma müün selle maa. Ei, annan edasi, äkki keegi tahab, äkki kedagi kõnetab, sest ma ei ütle, et see on halb raamat, aga minul praegu see nagu absoluutselt ei kõnetanud, siis ma võtsin selle julguse kokku ja panin kõrvale. Et nii palju, vaata ongi, nii palju valikuid on elus, et see on ka, ma arvan, et see on üks keeruline osa tänapäeval tegelikult. Et lõpuks jõuda selleni, mida siis mina tahan, kas tarbida, kuulata, lugeda, kellega läbida, et see on seda müra on nii palju. Ma just käisin Tartus, poja oli seal esivanematega puhkamas paar päeva ja ma sõidan haudvaikusautoga. Iga päev sõidan päris palju, et raadiot pole ma kuulanud, ma arvan, 15 aastat. Kui ma sõpradega kuhugi sõidan ja raadio käib, siis esimene asi, tead, kas võin midagi palud? Ütleb, paneks äkki selle kinni. Et taustaks ka ei käiks. Aga viimasel ma olen hakanud kuulama muusikat ja just eestikeelset muusikat ja just see sõnum, võib-olla ka vanus on küps. Ja mida ma tooksin välja sinu sadulauludest on see, mind ennast kõnetab täiega põgenedes enda eest ma teinud haiget teistele. See on nii lihtne fraas. Ja kui sa kirjeldad ühte meesterahvast, kes näiteks 18 ja lahkub kodust, siis enne see teadmata see missioon ongi, ta katsed, naised samamoodi.
aga see käib nagu asja juurde. Kui sa võtad talt selle teekonna ära, et ta ennast otsides teistele haiget ei tee, siis ta võib-olla harrastab, kui ta on juba keskealine, mis on ju eriti, et siis käitudki nagu väike laps. Mis selle, sina küll vist ei kirjutanud seda lausepaari, aga mis sinu jaoks selle taga on? Selle loo me küll kirjutasime seal segamini kõik koos, nii et ma ei mäleta, kes mida täpselt kirjutas, aga kõik ja, täpselt niimoodi. See on hea. Seal on üks sõna, mis on küll tulnud minu pojalt vanemalt tasalikult. Mul on see siia tätoveeritud ka. Ja see on, ma nii tahtsin sinna sisse panna, aga see nii sobis sinna ka, et tasalikult tagurpidi kasvanud ma läbi valu, vist on see fraas. Ja tasalikult tähendab seda, et kui ta oli 3, siis ta kõndis hästi rahulikult niimoodi. Siis ma küsin, mis teed, Villem? Ma lähen praegu tasalikult. Siis mõtlesin, mis see tähendab? No see on siis, kui sa kõnnid hästi vaikselt, hästi rahulikult ja ei räägi ka. Siis on tasalikult. Mõtlesin, nii ilus eestikeelne sõna on ju. Et tema jaoks võttis selle nagu tunde või tegevuse kokku. See konkreetne põgenedes enda eest ma teinud haiget teistele. Täiega nõus sinu selle mõttega, et tõesti me peame läbi käima mingid asjad ja minu arust see on nii ilus, kui me jõuame mingitesse kohtadesse, kus me saame aru, kus me ei pea enda eest põgenema, et kus me julgeme tunnistada endale, see nõuab jälle haavatavust, et kui ma räägin hästi palju kogu aeg julgusest, siis seal kõrval on kohe see haavatavus, et kui me tahame julged olla, siis me peame olema ka haavatavad, et kui me tahame olla julged katsetamaks uusi asju, siis me peame arvestama sellega, et aga meil ei pruugi see õnnestuda või keegi ütleb sulle midagi või sa ise pettud endast. Aga see on ilus koht, et kui sa leiad selle tee ja kui sa õpid ka sellest, et sa oled teistele haiget teinud, et kuidas mitte teinekord teha, kuidas sina saad teistmoodi ennast selgemini võib-olla väljendada. Ma arvan, haiget me teeme niikuinii. Lihtsalt küsimus, kas sa teed seda niimoodi, et sa teed seda kuidagi, kuidas ma ütlen, läbipaistvalt või ausalt. Ausalt haiget. Ausalt haiget, jah. Tõde on ikka valus, aga veel hullem on see, kui sa valetad ja siis tuleb see tõde välja. On ju? Et kas on nii ilus öelda, et saab ausalt haiget teha? See tundub tegelikult võimatu missioon, kui mõtlen, et kui ma räägin korraks endast nüüd, et kui ma elus mõtlen seda, et sa leiad ka partneri, kes samamoodi mõistab seda keelt ja kelleks saadki aus olla ja saad rääkida asjadest ka, mis haiget teevad. Et see on lotovõit, et kui sul on see võimalus üldse. Ja ma ise tean oma elust, et ma olen eelnevates suhetesse läinud, võtnud kontakti ja öelnud, et tead, ma ei tea, mis ma tegin. Ma lihtsalt õppisingi, kahjuks sinu arvelt ja sina ka õppisid. Sina õppisid enda kompassi paika panemat, milliseid inimesi ma enda kõrvale lasen ja tahan. Sest paljud inimesed lepivad erinevate asjadega, erinevate kohtlemistega. Mitte ma olen väga hea inimene, aga lihtsalt see mõeldes, et kas sa tead seda, et head inimesed ei pea ütlema, et nad on head? No ma tahtsin igaks juhul, selle lõikan pärast välja, see oli nali. Et ma mõtlen, olles isa oma pojale eeskujuks, siis mõtlen ka, et kas ta peaks laskma tal ka selle kooli nagu läbi käia või kuidas see käib. Seda ju keskkoolis ei räägita. Mingis osas kindlasti, aga ma arvan, mingis osas me oleme targemad vanemad, et kuidas näiteks oma emotsioone ära tunda, et mina pean väga pikki vestlusi oma lastega sellel teemal, et see ei ole ainult viha, mis seal sees on. Väga tihti on see, jõudsimegi uue sõnani just reedel. Laps oli kontserdil kaasas, ei saanud pärast trumme mängida. Sest pidu käis, ma ei saa päris igal pool ka ei saa lasta tal. Ja siis see, mis tal oli, ja siis üritasime leida sõna ja siis leidsime pettumus. Et see tegelikult on pettumus, sest ta pani mingid ootused, mida mina ei olnud talle lubanud, aga ta ise seadis ja siis ta oli pettunud, et neid ei täitunud. On ju. Et tegelikult ma arvan, et seda osa me saame teha. Ma ei ütle paremini kui meie vanemad, aga ma arvan, meie vanemad ka, kui ma ütlen oma vanematele, ega neile ka keegi seda ei õpetanud. Et me saame olla, ma arvan, teadlikumad. Oma vead teevad nad niikuinii, ära rikume nad niikuinii, teraapiat on neil niikuinii vaja. mingis mõttes, jah, et rohkelt. aga lihtsalt millises osas, et minu üks eesmärk emana on kindlasti see, et lapsed julgeks tulla küsida abi. Et see olukord, kus nad on 16 ja kuskil täiesti, ma ei tea, joobes või mis iganes, neil tuleb see, et ma võin emale helistada, ta ei küsi mult. Ma luban, et ma ei küsi, mida sa tegid, aga vähemalt, et sa tead, et sul on turvaline inimene, kellele helistada, ma tulen sulle appi ja aitan sind. Aga see hakkab praegu pihta, see hakkab see, kui nad on 7 ja 5, et kui nad teevad mingi asja, siis ma ei röögi nende peale, ma ei tea, ma ei pane neid nurka, vaid me arutame, miks sa tegid selle praegu, et mis seal taga oli, mida sa mõtlesid sellega teha ja nii edasi.
see omakorda nõuab jube palju aega, energiat, see omakorda nõuab seda, kui me jõuame tagasi sinna algusesse, on see, et sa ise enda eest kannaks hoolt ja et sa ise magaks korralikult, sest ma näen kohe, kui mul on kontsert olnud, ma olen hommikul väsinud, iga väike asi ajab nagu närvi, et selle asemel, et näiteks reageerida olukorrale, kus laps võtab riidest lahti, need jäävad sinna samasse põrandale, et sa ütled nagu, et palun võta ülesse juba, miks sa kogu aeg jätad, versus see, et kui mul on nagu, ma olen puhal, ma ütlen, vaata, jälle on riidekapp siin põranda peal, kujutad ette või? Ja mille peale nad naeravad, nad võtavad ülesse ja tegutsevad, et nagu, et see algab sellest, et meil tegelikult ise on seda energiat ja me tegeleme endaga. Sõna pettumus on minu meelest, mis tuleb ära masterdada, sellepärast, et tihti paaris suhtes arvatakse, kui teine pool ütleb, mul on nii pettunud, siis hakatakse juba kohvreid pakkima. See ei ole see koht. Üks partner võib 1000 korda sinust pettuda. Ta ütleb, millest on pettunud, palun väldi seda järgmine kord, võtad juba isiklikult. Aga kõik on läbi. Mõistad, laste, ma näen ise oma poja ka, see pettumuse sõna, me räägime sest palju, kus see asub, no kuskil siin. Miks sa nii tunned? Ma olen nii pettunud, ma tahtsin seda, aga sain selle. Ilus. Et minul endal polnud vanemateks seda vestlust. See pettumus on äge ja partnerlus suhtes äris sõpradega. Tead, ma olen jumal pettunud, sa jälle jäid 36 minutit hiljaks. Ega sellepärast sõprus läbi ole. Jah, aga. Kui see 35 minutit hiljaks ikkagi kordub ja inimene teab ja ei muuda midagi, siis mina arvan, et tuleb piirid kuhugi tõmmata. Et kui jah, neid vestlusi võib pidada ja võib ka mitu kord pidada, sellepärast, et piire ja oma mingeid reegleid või oma arusaamu tulebki mitu korda selgitada inimesele, aga kui nagu ikka üldse midagi ei õpita. Eesti mees. Millal sa viimati olid nii sügavalt pettunud, et sa olid täitsa seal serva peal? Sügavalt pettunud. Ja. Et see oli isegi see, et see ei ole see koht, kus et paneme selle riidekappa maas, vaid ikkagi kaugemal. Ja, tead, ma tegelikult olin eelmine nädal iseendas korra sügavalt pettunud. Ja. Et ma lihtsalt suutsin teha nagu seda, nagu et ma peaks juba natuke rohkem ennast tundma, aga ma suutsin ennast jälle ära veenda nii kirglikult ühes asjas, et ma tahan seda ja siis ma sain aru, et tegelikult ma ei taha. Ja tegelikult nagu ma oleks võinud võtta selle hetke, et nagu ennem kui ma torman, kui ma olen hästi see reageerija kohe ka, et siis ma korra nagu mõtlen, kui ma ütlen või teen. Aga teistes, no kindlasti on seda olnud, jah. Ma ei mäleta neid kordi. Tundub, et nagu õnnelikkus tähendab seda, et mul on mingid ootused kellegi osa seda ei täida, neid ma olen kohe pettunud. Ma ei tea. Kas kohe, see oleneb jälle, mida ma olen ka ikkagi õppinud kogu sellest eelnevast pikast nagu kooselust ja üldse suhetest on täpselt see, et sa ei saa oodata asju, mida sa ei kommunikeeri. Me ei saa eeldada. Sa jõuad sinna lõpuks, aga alguses on ikkagi, kuidas te ei teadnud, ma ei tahtsin seda. Siia sinna poole. See on nagu see 3-aastane laps. Kuidas sa ei teadnud, et ma tahtsin just seda, et mida ma ise ka ei tea, mida ma tahan? Kui olen magamata öö kommunikeerimise oskus, läheb kohe sealt 100 peale 3 peale. Ja. Aga see on üks asi, mida ma olen õppinud, et mingis osas, et ma näiteks, kui tulevad mingid kirjad sisse või mingid tööalased asjad, kus ma saan aru, et ma ärritun juba, ma annan päeva aega, ma ei vasta. Sest muidu see oleks lihtsalt emotsionaalne paugutamine, ma elaks selle emotsiooni välja ilma, et ma ütleks nagu, räägiks asjast otse, on ju. True, ilus. Veel üks küsimus saalist, ma näen siin eest noor mees. Tere, Sandra. Mul on üks sõber, kes siin paar kuud tagasi saatis mul sõnumi, et ma pean hakkama iga hommiku kuulama Sadut. Enne ma teist midagi kuulnud polnud, aga kuidagi see häälsõnum, mis hommikul, ma arvan, selle esmaspäeva hommik mingi 7:30, kuna ta tavaliselt mulle kirjutab või helistab. Ja siis ütles, et sa pead kuulama. Isegi kui alguses ei meeldit, aga siis, et sa pead kuulama. Sa kuuda. Ja mul ei läinud 4 ega 5 lugu aega, et mul hakkaks see meeldima, aga kuhu ma nagu tegelikult jõuda tahtsin tegelikult on see, et teie laule kuulates, seal on nagu nii palju seda päris asja taga, eks. Ja ma kujutan ette, et kui need laulud on lindistatud, siis sellest on juba oma aega möödas, eks. Ja sel hetkel nagu neid laule kuulates
oli seal nagu jõhker emotsioon ja selline nagu, see emotsionaalne laeng oli hästi tugev. Nüüd ma leidsin ennast eelmine nädal 24 veebruar üksi teie kontsertilt. Seisin seda keset kontserti platsi seal ja kuulasin teid ja siis ma taipasin nagu mõttelt või nagu ma vaatasin, kui sa laulsid, et siis see kõik on nagu natukene lahtunud. Ja siis ma jõudsin selleni, et kas võib olla nii, et kui sa käidki nagu mitu korda, nii palju kordi tegelikult selle sama rada läbi ja elad selle sama asja uuesti läbi, vahet pole läbi sõnade, läbi mis iganes nagu esindamist, et siis see lõpuks lahtub. Võin vastata? Väga tore, et sa tulid kontserdile. Ja tead, ma olen nõus sinuga seda, mida soovitavad ka näiteks psühholoogid üldse, kui te tegelete mingite raskete teemadega või mingid mõtted peas, mingid olukorrad, et seda turvalises keskkonnas rääkida ja rääkida ja rääkida, sa nagu loputad seda pesu ja räägid ja üks, et see hakkab vaikselt niimoodi lahtuma, on ju. Et täiega nõus, et kui me läksime esimesed korrad lavale ja neid lugusid esitama ja mingite lugudega mingid väga tugevad emotsioonid on sees, et siis see on kindlasti teistmoodi. Aga samas on see, et iga kord, kui me laulame neid, meil on jälle Fredi, kes ütleb ennem laivi, et ja siis mõelge, millest te laulate. Elisa te ei laula. Ja siis ma leian alati mingi uue olukorra enda elus. See võib-olla ei ole nii laetud nagu selles hetkes, kui me seda kirjutasime, aga mingi nagu olukorra ma võtan kaasa. Ja. Aga tõesti, ja meil oli täna just see vestlus stuudios, et mõtlesime, kas kirjutada ühte lugu, mida muud lugu kirjutame praegu, et kas me kirjutame mina vormis või siis nagu kuidagi nagu tema vormis on ja Fredi oli ei, ma ei saa mina vormis kirjutada. Mis sa saa nüüd? Ta on väga tundeka. Ei, no aga siis ma pean seda kogu aeg laval laulma. Ja siis ma lähen kogu aeg sellesse tundesse tagasi ja ta ütles, et keegi, äkki Post Malone või? Keegi oli ütelnud, et ta mingeid asju ei saagi kirjutada, sest siis sa pead seda kogu aeg laval laulma ja sa ei lasegi sellest lahti. Et see ketrad ja järgmine õhtu lähed jälle tõmbad selle teema üles ja jälle. Et tuleb nagu osata ka lahti lasta, et mitte panna siis lugudesse. On ju. Aga ma ei tea, kas see vastas su küsimusele või? Vastas küll. Aga kas kontsert oli siis selle võrra nagu halvem? Jaa. Ei. Kontsert oli väga-väga kihvt ja siuke, ma ei hakka seda kiidulaulu laulma, aga ei, väga tore oli, aga lihtsalt oligi huvitav nagu näha tegelikult, kuidas vahe oli sees. Ma ei tea, kuidas inimesed üldse, ma ütlen, et kõik me vaatame tegelikult sama asja ja võib-olla kuulame sama asja, aga me kõik tõlgendame seda hästi teistmoodi. Et mina nagu vaatasin seda komplekti seal lava peal ja selline nagu tunne jäi sisse ja see ei ole ei hea ja halb. Aga hästi, ei ülikuul oli. Et ma arvan, et vaata üks roll, mis ma olen aru saanud ka selle saduga, mis on nagu tulnud, mis on jälle inimeste tagasisidest tulnud, on see, et sa annad võimaluse neil selle tunde läbi elada ja seda selles nagu olukorras, kus sa ei ole ainult plaadi peal, vaid tulevadki sinna kohale, sa laulad ja see on nagu natukene selline luba natuke. Jah, luba, et sa võid nüüd tunda, sa võid karjuda seda, et karma pole mõrd ja võid on hinge peegel ja nad karjuvadki täiesti hingest ja siis need inimesed tulevad pärast kontserti ja siis osad nutavad, osad nagu tulevad tänavad, et nad said selle nagu kõik välja elada, tal oli just sellel hetkel seda vaja ja saad arugi, et sa oled nagu veits nagu siuke vahendaja nende emotsioonidel, et nüüd te võite, see on okei, te võite nutta, et jah. Minu meelest oli, kui mina olin kontserdil, see oli ikka võimas. Jah, oli küll. Aga see on väga hea point, jah, muidugi. Aga mõtle, kui õudne, et kui ma mõtlen, et meil on umbes praeguseks 70 kontserti see aasta, et iga kord lähed nagu sellise ahastusega lavale. Elad seda läbi, nii elad, vaata. Küll siis tulevad need tequila-shotid tagasi. Ja siis tulevad tequila-shotid tagasi. Et natukene tuleb, mida me oleme ka arutanud ja me hästi palju arutame kogu aeg. Ma pole mitte kellegi kunagi nii palju arutanud kui selle bändiga asju. Et sa pead natuke enda emotsiooni tagasi tõmbama ka, sellepärast, et kui sa lähed lavale iga loo peale, ise hakkad nutma seal, mis kvaliteeti sa saad siis anda, on ju. Et natuke tuleb tekitada see mingi nagu selline tervislik distants. Selle asja point vist ongi lõpuks, et sa tegelikult lood teistel selle ruumi nagu tunda seda vabalt. Mul on tunne jah praegu. Sellega te oletegi tabanud naelapea pihta, et te annate inimestele ise
lubata neil tunda. Tead, pärast Tartu kontserti üks naine tuli, ütles, et te teete võimalikuks selle või te ulatute sinna, kuhu teraapia ei ulatu. Ma mõtlesin, vau. Noh, see on jälle ühe inimese nagu tunne, aga vist jah, et see annab mingi vabaduse ka tunda. Vaat see on jälle see, kui sa ise räägid oma elust või oma lugudest ja on siuke, et jaa, aga minuga juhtus see või ma tunnen nii, siis inimesed saavad ka suhestuda, et ma ei ole üksi, et mul on ka nii juhtunud. Minu probleemid ei olegi erilised. Või ma ka tunnen nii, on ju. Kusjuures see vist ongi äkki see, et kui sa arvad tegelikult, et sul on need asjad, siis sa ju istud üksi kodus ja arvad, et ainult sul on need asjad, aga siis lähed istud veel mingisugune 1000 inimesega selles samas ruumis, kes tegelikult on 1200. Jah, erinevatel põhjustel, aga suht samadel nii-öelda emotsioonidel, siis tegelikult see ongi siuke nagu ühisteraapia. Tõsi. Tõest kindel. Väga küsimus, aitäh. Ma võtan veel ühe küsimuse. Sa rääkisid, et vanasti, kui sa lavalt maha tulid, et siis tarbisid alkoholi, et saada sellest energiast siis välja. Aga kuidas sa nüüd seda, kui sa enam alkoholi ei tarbi, et mis sa nüüd teed, et sellest energiast nagu vabaks saada? Narkootikumid. See oleks plot twist praegu nagu. Õnneks jääb kõik jällegi siia. Jaa, tegelikult vanasti, see oli veel mõned aastad tagasi, ma isegi ennem ikkagi kontserti, olenevast kontserdist, aga ikkagi võtsid väikse veini või mitte joonud tohutult, aga kuidas ma praegu tulen? See ongi alati nagu selline põnev. Meil on alkoholivaba džinn. See on päris hea, see on tõesti, ta tekitab mingi sellist, et sa lööd seal klaase kokku ja on kuidagi mõnus. Nagu vanasti. Mulle maitse ka meeldib, on ju, et ma ei ole asendab, ma tean väga nagu täpselt, aga see on nagu mingi selline väike go-to, mida me ei joo nagu kogu aeg, aga no mis ma teen? Kõigepealt sa oled seal, ma mõtlen, mis ma teen. Ma olen sõpradega, me räägime, ma ei lähe kohe ära, vaat see on see üks asi, ma ei lähe, et nii kohe minema ja koju ja siis istud üksi seal kodus ja siis tekivad need, et sööd külmkapi tühjaks, siis scrollid hästi palju, täiesti mõttetult. Sööd uuesti, siis natuke vaatad, äkki on ikkagi midagi veel kell 2 öösel Facebookis ja siis läheb magama, see on hästi halb hommikul olla. Et ma jutustan päris pikalt siis, kuna ma olen ei tarbi ka alkoholi, nagu jah, just ei tarbi ka alkoholi, siis ma teinekord viin mõne tiimi liikme koju. See mulle väga meeldib sõita kuhugi. Ja siis ma olen öösel, jah. See kestab koju täna. Jah, kestab koju, kes on joonud, võin viia, et täiesti vabalt, et tore on, seal jätkuvad ka, see nagu vestled edasi on ja no näiteks meil oli suured kultuurikatte kontserdid olid ja sai läbi ja no energia nii laes. Olime 1,5 tundi seal Bäkkaris, nii jõime oma alkovaba džinni, tantsisime Sofiga, jooksime ringi seal, ikka saad aru, adrekas on sees. Siis läksime kõik autos või parklasse autodesse, 3 erinevat autot, FaceTime'isime 3 tüdrukud ja vahel kõik. Mis me nüüd teeme? No lähme välja, see on siuke viitsi kuhugi 1:30 öösel baari minna, kus müra on, ei tahaks seda vaikust, samas tahaks jutustada ja siis läksime enda meikari Gerda Milleri stuudiosse, jõime teed ja sõime küpsiseid. Suhkruvabad. Ja siis, ei olnud suhkruvabad. Ja siis 0,5 tundi hiljem saad aru, tuli siuke, sa tunned kehas, kuidas see adrekas läheb välja, siuke crash on ja. Et, aga on ka muidugi neid, mis ei ole nii toetavad täpselt, et sööd pärast kontserti, mida ma üritan ka nüüd, eks ju, eilsest hakkas uus elu. Et ei ole see, et sa lähed lavalt maha ja laksad endal komme sisse või mingi pähklid ja viinamarju ja mingi Coca-Colat on ja, et sul on mingi emotsioon ja sul on vaja nagu kuidagi midagi maha suruda ja tegelikult ei ole seda kõike vaja on ja. Et ütleme, see on work in progress, tegelen sellega. Üks asi, mida ma tean, teevad ka paar ooperilaudet, keda ma tean, on see, et sa lähed jalutad pärast. Jõuad koju ja siis lähed lihtsalt jalutad ringi kuskil. Et see on ka variant. Ja. Ma ei saa seda teha siis, kui mul on lastega nädalad. Lihtsalt las need lapsed olla. Aga on ka seda scrollimist tõesti ja mingit filmi vaatad. Ja. Isegi tead, et see, et siin on konksu otsa, täiskasvanud inimene. Soe dušš, mis on mega mõnus. Vaat seda ma teen ja see aitab maha ka tulla. See on see läbi, mis on täiesti teadmata tegelikult. Me kõik oleme selle, kui keegi ütleb, mina olen pühak kodus, midagi ei tee. Tuled oma telefon siia vaatama kohe, tunnid, nii, okei.
aga sul on vaja see mõte ära saada, vaata, et Jaa. vahepeal ma ka, mis ma nüüd ka teen, et otsid hea ilukirjandusraamatu, mida sa päriselt tahad lugeda, nagu seda lugu jätkata, et siis on see ka, et sa ei saa olla raske raamat jälle öösel ka, et õhtul, et Siis jälle ei maga. siis jälle ei maga, Siis on vaja sellest maha tulla. aga mulle tundub praegu nii põnev raamat, järgmine asi. Probleemi otsa mulle lihtsalt. tundub, et praegu see seltskond ka hästi toetab seda, me jutustamegi, arutame mingeid asju ja see on üks hea asi, et sa ei lähe kohe koju. Väga hea küsimus. Või hotelli, jah. Ja kas sul täna õnneks ei ole vaja millegi peal maha tulla? On, ma juba tunnen. Juba kerib või? Juba kerib, jah? Jaa. Jah. See on siin nii lihtne. Aga kuna mul on veel vaja samme teha, sest uus elu hakkas ja nüüd ma teen iga päev 10 000 sammu ka, siis mul on vaja veel kõndida 5000 sammu täna. Ära mul helista, ega sul kohvi ei ole. Tead mul, ära teistel räägi. Aga jaa, väga hea küsimus, mulle väga meeldis. Saalist, mis käsi siin oli? Ja seal tema tõstab 3. korda. Ja 3. kord, siis tuleb sulle mikrofon kohe. Tere, Sandra. Tere. Ma tahan küsida seda küsimust, et mis on sinu suhe vaikusega, et kuidas sa suhtud vaikusesse? Kui elus küsimus. Ma armastan vaikust. Ma olen päris palju, näiteks kui ma olen kodus, siis kui lapsi ka ei ole, siis ma ei pane muusikat mängima ja väga tihti ma ka autoga nagu sinagi sõidan vaikuses ja ma jäin praegu mõtlema, et mul oli periood, kus ma 10 aastat ei kuulanud muusikat. Ma ise õppisin Rootsis, aga ma tundsin, et see tekitas mul lihtsalt liiga palju emotsioone. Ma olin hästi palju nagu sellises vaikuses. Aga praegu jah, minu lemmik puhkus on see, et ma olen üksi kodus, terve päev pidžaamades. Väike tingimus on, et kodu on korras. Hästi väike tingimus, ei astu legokotsidele ja ma olen lihtsalt on vaikus. Et mul on väga seda vaja. Ma olen ülitundlik hästi paljudes asjades ja kui ka on suured kontserdid, sul on kõrvamonitorid. Meil kõigil on kuulmislangus. Nagu tegelikult on juba mingil määral, kes kasutavad neid. Ja võib-olla mitte kõigil ikkagi. Jah, ärme üldist. Aga pärast seda on eriti nagu see, et ma lähen siin, kui ma olen Tallinnas, ma lähen oma mingisse Airbnb-sse ja ma lihtsalt nagu naudin seda. Et mulle väga meeldib. Muusika ja vaikus. Ja. Vastandid. Ja siis sa saad tunda, kui sul on need äärmused, siis sa saad neid, kui sa lased enda ellu ka vaikust ja seda üksi olemist, mitte üksildust, aga üksi olemist, siis sa saad kogeda ka neid teisi emotsioone palju minu arust kirevamalt. Et kui sul kogu aeg on foon all, mis iganes foon, tarbimisfoon, helifoon, siis tegelikult sa ei kuule muid asju ka enam välja ja lisaks ei kuule minu arust päris enda mõtteid, sest sa oled kogu aeg ümbritsetud, mõjutatud välisest, sest ka samamoodi, kui meil kogu aeg kodus näiteks mingi teler käib või muusika mängib, et siis see mõjutab mingil tasandil ja me ei kuule päris oma mõtteid. Ja. Väga good point. Ja tihti meie esivanemad ütlevad, et miks need lapsed seal telefonis scrollivad. Nad scrollivad ka vähe suuremaid ekraane, see 3 tundi vaata, mul taustaks käib. See ei tähenda, et sa ei vaata, ei tähenda, et see ei mõjuta sind, sa kuuled ikka, su otsused on selle pealt ehitatud. Mulle telekad ei meeldi. Mul ei ole. Kui sa paned teleka tööle, ma vaatan, ma pole 15 aastat telekat vaadanud, sest kui ma kusagil jälle olen, ütlen, miks see käib? Ei vaata, kinni. Et kui vaatad, vaata. Aga vaikus, lähme korra veel edasi, sest see on väga hea küsimus. Mulle isiklikult, mul on vaikusega väga tugev suhe. Mul laps just täna ütles, et isi, sa räägid nii palju. Kui ma ta lasteaiast viisin oma ema juurde õhtuks ja ta ütles, sa räägid nii palju, aga mul on sinuga nii vedanud. 4-aastane. Saab aru, ma lobisin liiga palju. Ja, aga seal on 2 varianti, keegi võib öelda, et tead, sa räägid nii palju või teine. Sa räägid, jumal lahe, sa räägid nii palju, räägi veel. Et, ja see vaikus sealt, et kõik arvad jubedalt, ma räägin kodus ka palju. Huvitav, kuidas mu elukaaslane mu ära kannatab, aga tegelikult me kodus räägime ka vähem. Ma lasen hästi palju lapsel rääkida. Ja see vaikus, see on huvitav, et muusikud tõesti, et sa lähed ja lähed koju ja siis sa tahadki seda, sa ei saa luua millegi pealt, kui sul ju... Ja. Ma kuulsin algul küsimust, kuidas sul suhe on vaikusega, siis ma kuulsin tegelikult valesti, mida ma võib-olla tahtsin kuulda. Mis sa tahtsid kuulda? Mul seda küsimust siin ei ole, aga kuidas sul on vaimsusega? Ma mõtlesin Vaiko Eplik. Ei, Vaiko Eplik. Jätame Vaiko täna siit välja. Kas sa tunned, et sellel kõigel, mis sind toetab?
ma jäin korra veel selle vaikuse peale mõtlema, et Mõtle. eriti mulle meeldivad need suhted või ma olen vist jõudnud ka selleni, minu ümber on need inimesed, kellega, kui ma näiteks sõidan autoga või tuleb mõni inimene külla, sa võid olla vait ja sul ei teki nagu ebamugavat tunnet, et peaks midagi küsima, aga kuidas sinu sõbrannal läheb või kuidas see, mis sa nüüd tegid, vaid et sa võid olla selles vaikuses ka ja sellest sa saad aru, et sul on inimestega või mina saan aru, et mul on nagu inimestega mugav olla koos, et see on okei. Vaimsus. Midagi peab tead, sa oled käinud läbi selliste hammasrataste, kui Sadu muusikat kuulad, siis on tunda, et see tsentrifuug on seal unustatud tööle mõneks hetkeks. Ja miski peab olema, mis aitab seal maandada, lisaks vaikusele. Jaa, ma olen selline, kellele meeldib hästi palju igast asju katsetada, on ju. Ja proovida järgi ise ja ma ütlen alati, et ma olen väga teadususku, aga mulle meeldib ka alternatiivseid asju kasutada ja lõpuks on see, et mis iganes kellegi jaoks toimib. Ma ei tea, olen käinud psühholoogi juures nüüd, näiteks neljapäeval on just aeg, pole ammu käinud, mõtlesin, et läheks teeks väikse sellise check-in'i ja olen issand, et mulle tundub, et üks asi on väga tugev on trenn praegu. Trenn ja teine asi on, et oleks mingi hobi, mis teeks rõõmu, milles sa ei pea üldse hea olema, aga millel ei ole sul eesmärki ka. Ükskõik, mis see kellelegi on. No minul on see praegu see mootorrattasõit, milles ma olen super aeglane, aga see on nii tore, sellepärast, et Eesti meister 40 naisteklassis, et see on nii tore sellepärast, et ma ei peagi selles olema hea, mul ei ole sellega mingit pinget ja lisaks ma ainult mõtlen sellele, et ikka siiamaani, eks ju, ma olen 1,5 aastat sõinud, mõtlen, kus see gaas oli? Kus sidur oli? Aga see on nagu väga lõbus, ma saan ennast täiesti välja lülitada. Ja võt see on see võti, et kuidas ennast välja lülitada, et varem olidki alkohol mängus, aga tegelikult sa ju röövid järgmiste päevade arvelt. Pluss, et kui mõne inimese jaoks, nagu ka minu jaoks on ikkagi alkohol depressant, tegelikult väga paljude jaoks on see, aga jah, mõnede jaoks eriti. Ühesõnaga trenn, hobi, kindlasti sõbrad, kellega ma saan rääkida, vestelda, kes peegeldavad hästi ausalt, et see on nagu oluline ja seda pesu pesta, seda, et tsentrifuugida nagu nendega, et ma arvan, viimase 2 aasta jooksul mul on paar sõbrannad, kellele ma olen korduvalt samu lugusid rääkinud. Need lihtsalt kuulavad ära, saadavad hääldsõnumi vastu. Ja siis, kui ma ütlen, et midagi ütlesin, nii, nüüd on see teema läbi. Jumal küll, nad on olemas ja praegu ma tunnen, et ma olen ise läinud mingite sõbrannadega sellesse rolli, et nüüd on minu kord olla see, kes kuulab siin 100 korda sama teemat. Et see on kindlasti nagu väga oluline ka. Ja. Vedanud on sul? Ja no see oma aeg. Mul on väga vaja olla üksi, et mulle meeldib olla laval, mulle meeldib olla inimestega, aga ma tean, et mul on nädalas vähemalt sellist poolt päeva vaja, kus ma saan täiesti üksi olla ideaalis oma kodus. Aga jah, see on hästi öeldud, aga kas sul oli mingil hetkel, kus sa said aru, et sest psühholoogid on ikkagi aitavad nagu teadusega, aga mingi hetk haarasid kuskilt vaid õlekõrre. Igal poolt. Ma sõin antidepressante. See oli väga põnev kogemus ja ma olen tegelikult väga rahul, et ma seda tegin. Mis tegi selle põnevaks? Mis tegi selle põnevaks? Ma käisin psühhiaatri juures ikkagi. Mis tegi selle põnevaks? Põnevaks, kuidas päriselt see mõjutab su ajukeemiat ja kuidas sa võid teistmoodi tunda ja väga põnevaks siis, kui ma ka lõpetasin, et kuidas tulid tagasi mingid asjad. No näiteks ma muutusin selliseks, et mul ei kadunud emotsioonid ära, aga mingitest asjast mul oli veits suva. Aga ma näiteks, mulle meeldisid kõik inimesed. Et isegi kui kes tegi, nagu ma sattusin sellele, ma teitisin ja sattusin ühe ikkagi retsi manipulaatori otsa. Ja ta meeldis sulle? Ja ta meeldis mulle. Täiesti perses, vabandust, lapsed. Täiesti perses. Sellepärast, et kui ei oleks olnud minu sõbrannat juures, kes on olnud manipulatiivses suhtes, siis ma praegu käiks niimoodi teraapiat pidi, ma arvan. Aga ma ütlesin, aga ju tal on ka raske lapsepõlv olnud. No täiesti nagu, tegelikult on tore inimene ju. Näed, ütles mulle, eile ütles küll ühe korra hästi. Et nagu täiesti nagu selles mõttes, et ma muutusin, aga sellest ma sain aru siis, kui ma ära lõpetasin. Ja kuidas mul hakkasid inimesed närvidele käima, mingid inimesed, kuidas sa ütled, mis mõttes nagu, et siis said aru, et okei, et ja see on okei, et on erinevaid inimesi, aga see oli küll. Siis ma nõia juures käisin,
mis ma veel tegin? See oli ka huvitav kogemus. Igasugused hingamisi, meditatsioone, paastumisi. Issand. Et sa tead, erinevaid asju proovinud, jah. Sa oled nüüd läbi proovinud. Jah. Kas maa on lame või ümmargune? Oleneb, kas Siit paistab. oleneb, kas ma olen antidepressantide all või ei ole. See on suhteline. Eks see vaimsus tähendab, inimesed ei pea ju nõie juurde minema. See sama vaikus, see on... Ja, aga vaata, seal vaikuses võib tekkida see, et sul tulevad mõtted üles, millega sa ei saa hakkama. Et see ei ole... See ei ole, issand, ma istun nüüd õndsas vaikuses ja kõik on nii mõnus ja hästi ja tore, et tavaliselt ei ole. Tavaliselt sul hakkavad tulema, mis iganes see on sees on olnud. Seal tasub võtta paber ja pliiats. Et jah, paber ja pliiats, mis iganes asi see on. Saad tuttavaks iseendaga. Yeah. Kuidas läheb? 2 tundi järgi algul, esialgu 5 minutit stopperiga. Ja siis on see, vaata, mis öeldakse, et sa võid seal kodus mediteerida, paned oma lõhnaküünlad ja vaikus ja mõnus on ja, aga kas sa tegelikult oled suutnud seda ka rakendada, see tuleb nagu päris elus siis olukordades välja, et kuidas kas sa jääd rahulikuks või sa ei jää või sa ikka käitud samamoodi edasi, et see on ka minu arust hästi hea selline endale peegelpilt, et ma võin tegeleda selle meditatsiooniga kodus üksi, super hea olen selles, nüüd ma olen hästi rahulik inimene, aga kas päris elus sa suudad seda rakendada? Kui kedagi teist võrrand, see on kõik väga lihtne. Jaa, just, jah. Tood inimesed sisse, ei tööta. Jah. Ikka jääb närvi. Nüüd on vaja midagi. Antidepressant. Arstiga ikkagi. Esialgu. Põhimõtteliselt see ongi see koht, kus need välja kirjutatakse. Aga... Siin oli üks naine, kes jaa, ole hea, sulle tuleb kohe mikrofon üks hetk. Tere, Sandra. Tere! Natukene raske küsimust valida, sest neid on tegelikult päris palju. Aga kui ma peaksin endast valima oma peast, siis võib-olla nüüd viimane, mille juures ma peatusin, on see, et kas sa oled kunagi tundnud ennast laval üksinda ja kui jah, siis miks? Hea küsimus. Jaa. Ma olen tundnud ennast üksinda ja see oli mingitel kontserditel viimane suvi Trad Attackiga. Et see kõik, et me läksime pausile, see oli otsustatud ja kõik see, ma olin teinud enda jaoks juba nagu nii palju muutusi ja kuidagi olla olukorras, kus sa võib-olla emotsionaalselt on keeruline olla, et siis küll jah. Jah. See võib olla päris crazy. Et samas sul on nagu, mõtlengi, et sul on nagu 7000 inimest, mis me andsime kontserti ja sa tõesti, sa lähed, et sa tunned, et sa ei ole seal osa sellest, vaid sa teed seda, sa teed nagu oma osa ära seal selles. Miks ma seda küsin? Sellepärast, et ma olen seda küsimust nii-öelda peegeldades olen ennast tundnud üksi heas mõttes kontserdil, kus on minu ümber 50 000 inimest. Ja see on olnud väga äge tunne. Et lihtsalt oligi nagu huvitav see, et mida sa sel hetkel nagu läbi elasid, kas oli pigem siuke nagu kurb hetk või siuke lihtsalt siuke mingi sürreaalne hetk heas mõttes või... Jaa, ma arvan, et see mingisuses oli nagu... Issand jumal, ma ausalt öeldes pole nagu mõtelnud sellele. Et mul on olnud kahju mingitest kontserditest, kus vaadake, kontsert koosneb nii paljudest elementidest, et see, et sa tuleks lavalt maha ja ütleks, et see oli 10-10. Ja seal võib olla kõik tehniliselt korras, sul võib olla kõik asjad, teinekord võib vastupidi tehniliselt midagi totaalselt sassi minna ja siis tuled lavalt, oh my god, kui hea kontsert oli. Ja see oleneb bändiliikmete omavahelisest sünergiast ja kõigest. Et mul on vist olnud nagu lihtsalt jah, kahju mõnikord, kui seda tunnet ei teki ja see on nagu erinevatel põhjustel, aga üks asi on see jah, et sa ei suuda kuidagi ma ei tea, sa oled üksi seal laval, jah. Pigem on see kurb, ma ütleks, et sa ei suuda tuua ennast nii hetkesse või oma mõtetes või mis iganes asi see on, mis segab sinna ruumi, et praegu on see hetk, kus ma olen nende inimestega koos ja nendega laval, on ju. Yeah. Seal on 2 otsa. Tahtsid veel täpsustada midagi? Ei. Palun. Ei, siis oleks juba teised küsimused. Oleks juba terve intervjuu. Tule siia.
see üksi olemine, seda saab, nagu sa algul rääkisid sellest, et kui sa tunned, et see ei teeni sinu huve, sest me läheme ikkagi, ka Sadu on täna see, mis ta on, sellepärast, et te ei ole üksi seal. Sa tunned, et igaüks jätab pilpad lihtsalt, vähemalt kontsert, kus mina olin, mul oli õhtul vaja maha keerida ennast kuidagi, see oli nii äge, olles nagu kuulanud palju seda muusikat ja olles seal sees ja nähes, kus kõik laulsid kaasa. Teil ei ole lihtsalt salmid. Ja kuidas, aga see teine formaat, mis sa andsid, et ka kuulajana, et sa unustad kõik muu, justkui positiivses mõttes üksi. Ma arvan, ma olen nii rumal inimene, ma olen lootuselt optimist diagnoosiga, et ma olen kõik, et mul on täna olnud ideaalne päev, ma olen saanud olla koolis õppejõud täna hommikul, ma olen täna käinud trennis, ma sain veeta aega oma pojaga, ma sain elukaaslased kokku ja ma saan istuda Sandraga siin ja rääkida. Ise olen selle päeva kokku pannud, vedanud. Ja, ise ütlesin, tule teeme. Aga tead, ma arvan, see tunne, võib-olla see positiivne mitte üksindustunne, on see, et vaata, kui sa oledki laval ja sa oled täiesti seal hetkes, sa unustad kõik muud asjad ära ja sa oled siin ja juhtuda võib kõike ja see on tõesti nagu lahe tunne. Aga sa oled ikkagi koos, sa saad selle luua nagu koos teistega ainult seal. Et üksi on see keeruline. Võib-olla mingi ainete all. Ja sa ei pea olema, et seda küll, jah, aga koorub väga ilus tõde välja, et olla üksi, sa ei pea olema üksi. Ma olen vahepeal siin inimesed küsisid, ma olin üksi korras. Võtsin hetke ise endale, et teised ei ole süüdi, kui nad seal on. Justkui. Aga ma ei tea, mida see tähendab, kui 7000 inimest on saalis, sa laulad. Ma ei kujuta ette, mis energia sealt tuleb. Mis on rekord? Aga see on palju lihtsam näiteks kui see, et siin väiksemale või vähemale publikule esineda. Mida vähem seda nagu tegelikult minu arust, need on nii erinevad, aga kui sul on juba 7000, siis sa ei hooma enam kedagi. Sa näed paari inimest eest reast ja siis sa nagu, jah. Sind kuulates. See on nagu vaata see, sorry, ma segan korra. See on nagu tuua paralleeli, ma kuskil tõin, keegi ütles, et jube hea, et neile, kes pole laval 7000 ees, et kui sul on nagu kõrguse kartus, et siis kui sa oled seal näiteks tuletorni tippu ronid, siis on nagu täiega karda. Kui sa lennukis oled, siis sa ju tegelikult vaatad alla, sul ei teki seda nagu kartust, kui see ei ole paaniline lennuhirm. Aga ühesõnaga see vahe täpselt, et väikese publiku ees sa tunnetad kogu seda, sa näed, enam-vähem hoomad ära, kui on suur, siis on juba see ka teed tööd. Tuleks ainult sealt mõned kaasaalikud. Vaat siis on see, sa keskendub bändi liikmetele, sest seal sa saad sest sa pead sealt seda tuge saama nagu teineteised. Ja see on mingi selline kogemus, vähesed saavad seda kogeda. Siin kuulates ja vaadates, kuidas kui sa räägid siiralt neid lugusid ja ma näen, et väga palju lugusid, mis sa täna oled rääkinud, sa ei ole valmis nendeks, sa võtad pausi ja see täiega kannab. Et mida annab eeter ja lava peal esinem, mis ta annab selle karakterile kaasa. Et sul ongi õlad maas, sa räägid vaikuses. Ma tunnen seda, et sa ei püüa siin kellegi meelt lahutada, vaid sa täiega naudid, sinu naljad, su isiksus tuleb täiega minust esile. Et sul on sügavalt, meeldivalt nagu, sa ei hooli sellest, mis sa välja annad ja minu meelest see teebki iga esitluse intervjuu ilusaks, et oota, mis ma siin tahtsin vastata, vaatan, okei, ütlen nüüd nii ja nüüd ei tulnud õige sõnastus. Läks sõna valesti edasi. Väga äge. Aga me ei saa jääda. Ma arvan ikkagi, me ei saa ideaali taga otsida. See pole võimalik. Et me oleme seda, see on ka kuidagi teema olnud õhus, et teinekord täpselt ka, võib-olla jälle tuleme Sadu juurde tagasi, see mingi osa seal ebaperfektsust või neid ausaid lugusid või see, kuidas me seda esitame laval, seda siirust, et see jõuab inimesteni ja see ei pea olema nagu ideaalne kõik on ju. Et ja üldse elus, ma arvan samamoodi, et ega teile kaasa täna siit ei jää väga palju mõtteid. Vabandust, võib-olla kellelegi ei jää. Aga tegelikult, mis te võtate kaasa, mis me võtame kontserdist kaasa, mis me võtame kaasa, ma ei tea, kui te olete terve päev mingil inspiratsioonipäeval, te võtate kaasa selle tunde, mis lõpuks tekkis. Et see on nagu, jah. Ma vist olen läinud vähem perfektsionistimaks. Sina, ma saan aru, oled veel seal. Aga ka juba hakkab pudenema. Hakkab pudenema, jah. Ja, see tuleb, jah. Kui ütlen midagi valesti, ütlen veel kõvasti ja uuesti. Sest muidu ei saakski nagu. Muidu ei saakski. Keegi, igaüks kogeb seda sama vestlusõhtut siin vastavalt oma rikutuse tasemel, et see oli... Ma mõtlesin vastavalt oma arengutasemel. Vastavalt oma arengutasemel. See oleks nagu kuidagi ebaviisakas isegi öelda, et mina
mina 20 aastat tagasi oleks istunud sellises salvestusel, siis ei olnud selliseid asju, siis ma oleks küsinud, et millal see nagu soojendus läbi, millal nagu päris asjadest räägitakse, mis need päris asjad millal ta laulma hakkab? Mis need päris asjad olid? Ma ei tea, ma isegi ei mäleta seda. Lihtsalt see, et kõik see, minu jaoks on siin täna olnud nii palju. Ma olen siia projekti väga isekalt sisenenud. Mind huvitavad inimesed ja ma saan küsida nende käest. See ei ole veel läbi, ma hakkaks juba nagu otsi kokku sõlmima. Ma võtan veel ühe küsimuse saalist. Tere! Ma tahan kõigepealt öelda, et Sandra, sa oled helede leigiga põlev inimene. Sind on ilus vaadata ja sa sütitad. Et ma tunnen nagu terve selle vestlusõhtu jooksul seda, et ma olen nagu sütitatud, et mul tuleb nii palju uusi mõtteid ka enda kohta. Aga mu küsimus pigem on see, et kuidas lapsed selle kiire elutempoga kohanevad või et kuidas sina emana nagu navigeerid selles kiires elutempos, et kas sellist emotsionaalset kurnatust selle foonil ka nagu tekib või kuidas sa seda lahendad? Muidugi on, kellel on lapsed ja väiksed lapsed, siis see on ju pidev emotsioonide Ameerika mägi, on ju, et üks hetk on super hästi, sa oled elu parim ema ja järgmine ette teatab sulle 5 minuti pärast. Mul on elu halvim päev. Ja miks sa üldse siin veel oled? Sa üldse ei mõista, sa armastad venda rohkem kui mind, siis ma olen siuke, mis nüüd juhtus 5 minutiga? Ühesõnaga, seda on loomulikult palju, aga mis on võib-olla minu selline teadlik, kuna meil on jaotatud nädal on lapsed, et siis oma nädalal ma võtan väga vähe asju vastu. Üks asi ma tekitan sinna ruumi, et ma saaks rohkem koos nendega olla. Ma olen teinud sellest hetkest siis, kui tuleb lasteaiast või koolist võimalikult vaba päevaga endale, et ma saan olla seda kvaliteetaega nendega. Meil ei ole kodus telekat, jah, nad vaatavad multikaid mingi hetk, aga kuidagi me teeme palju asju koos ja üks asi, mis ma teen, ma käin reisidel nendega. Et see tundub, eriti kui ma läksin, mis oli 3 ja 5 üksinda. See oli raske, aga mul oli nagu selline tunne, ma pean seda tegema ja nüüd on sellest saanud nii tore traditsioon, et mina võtan täiesti tööasjadest nulli. Me oleme 2 nädalat kuskil, tiksume kõik koos omas tempos ja sealt tulevad nii toredad vestlused. See, kui sul on aega päriselt kuulata neid, koos olla selles ruumis nendega, et ma kuskil jagasin seda ka, aga ei, ma ei saa kõvasti jagada, sest Villem saab varsti suureks ja siis ta kuuleb seda, et ma jagasin. Ei leiab kõik üles. See talle ei meeldi, jah. Jah, ma ei jaga. Ühesõnaga... Nimesid nimetamata, hakkab V-ga ja lõpeb Villemiga. Et jalutasime seal, siis ta ütles, et talle nagu natuke nagu üks tüdruk nagu meeldib ja siis tal on nüüd telefon, on ja ta läks 1. klassi ja siis mõtlesin, et aga kirjuta talle, et ta ütles, jaa, ma kirjutan siis, kui ma numbri saan. See on okei, aga mis ma kirjutan talle? Mõtlesin, ma ei tea, et sa võid ju külla kutsuda või midagi teha koos. Siis ta oli, jaa, ikka kohe ei pea ju armastusest kirjutama. Mis sa arvasid nagu? Ühesõnaga, aga sellised asjad, see tuli alles reisi mingis lõpupäevadel, kus ta hakkas mulle sellest rääkima, et sellist ruumi. Ja tõesti, me teeme, tegelikult reisimine on võib-olla suurem asi, mida tõesti mul on privileeg seda nagu lubada ja käia, aga näiteks kodus mõtleme, me käime õhtuti näiteks jalutamas ja neile räigelt meeldib, see on nagu seiklus nende jaoks. Muidugi Eesti pimedas kliimas on ju, vahepeal me teeme kakao kaasa, lähme Emajõe äärde. Vähemalt 11 näete pimedas. Jah, 11 näeme, jah. Aga neile meeldib, nende jaoks, meid häirib see, et on külm ja pime. Neil on räige seiklus, eriti sügisel läksime veel ratastega ja siis ma teen veel nagu natukene selles mõttes multideks, ma panen spordiliided selga, siis ma jooksen nende kõrval. Et mida ma proovin neid kaasata päris palju ka oma võib-olla ta siis nagu elustiili, et tehagi, mis nagu neile ka hästi mõjuvad, et tehagi koos trenni näiteks nendega, et ma istungi seal skatepargi ääres suveti, minust sai skatepargi siuke ema on ja, et kuna neile meeldib sõita, mina ei suuda sõita, ma ei vaata ka seda, sest mõlemad lapsed on päris hullusti kukkunud ka, aga nad nii tahavad, okei, minge, ma olen lihtsalt seal, et hästi kiiresti kutsuda siis kiirabi.
päriselt või visata nad autosse, sõita emasse. 112 on valitud. Jah, 112 on, ootab seal, ise teen trenni ja ma teen samal ajal kõrval trenni, on ju. Aga jah, selliseid kaasamisi, et teha koos ja olla koos. Lõpuks polegi vahet, et ei ole see, et peab kogu aeg tõesti käima kuskil, ma ei tea, spaades ja mängutubades, ei pea üldse. Nendega koos üks hetk tegin ettepanek, mingi vist vahepäev oli ka, mõtlesin, et kuulge, aga magame all diivanil. Oh my god, magasime all diivanil, järgmine hommik nad räägivad sellest, mäletad seda õhtut ja üks õht oli, ma ise olin nii väsinud, mõtlesin, et tahaks mingit sooja nisujahu, eks ju. Noh, minu nagu pahe, et tahaks nagu mingit sooja nisujahu, pannkooke või midagi on ju. Ja siis ma tegin vahvleid, meil on vahvlimasin ja väiksem siiamaani räägib. Mäletad, emme, kuidas sa öösel tegid meile vahvleid? Et nagu jah, koos nagu koos kogeda vist ja kui lapsed on veel väiksed, siis sa minu arust elad nagu teist korda läbi nende silmade, et kuidas nemad kogevad, mida nemad teevad. Et ma ei tea, kas see vastas su küsimusele, aga see vist on see. Ma proovin hästi kohal olla, et see, kui on see minu aeg, ma olen nendega kohal, vanemat nüüd ma kaasan ka sellest, et ta käib kaasas mõnedel kontserditel. Samas kontserdi ajal siis ta on ekraanis, see mulle jällegi ei meeldi. Et see on ka siuke tasakaalu küsimus hoida seda, jah. Ja nende eluteel on see ei ole lihtsalt täpp, see on nagu küngas, need vahvlid seal öösel. Et ma tõesti nagu mõtlen välja, me katsetame mingeid retsepte koos ja jah, kuidagi teha asju koos ja hästi kohal olla. Ja. Mega hea küsimus, aitäh. Vaata, kus Sandra head püsti tõusnud vahepeal. Jah. Elu lõi sisse. Oota, ma kohe võtame, te võite kaameraga juba sinna minna, aga ma hakkasin korraldama praegu. Aga teie pool saali välja, need siiapoole. Ma lihtsalt tahan, oota, nüüd mul läks mõte ära. Lapsed öösel vahvlid. Jah, tuli meelde. Vaata, kui me rääkisime sellest, alguses see oli loogiline mõte, et rääkisime sellest, et sa pead ise need õppetunnid saama ja haiget tegema, haiget saama, siis on üks asi, milles mina ei taha õppetunni saada. Muidu ma olen ka sõrad vastu, tahan ise kõik ära õppida. Aga üks asi on see, et mida räägivad vanemad inimesed, et no jaa, et vaat kui lapsed olid väiksed, vaat ma kahetsen seda, et ma ei olnud piisavalt nendega, tegin liiga palju tööd või nagu ei võtnud seda aega ja vaat see on see, ma tean, ma tunneks seda. Kindlasti ja ma natuke tunnen esimese lapsega võib-olla, sellepärast et me tuuritasime kohe edasi. Ta sündis 3 päeva hiljem, me olime laval ja sealt läks juba, me tuuritasime terve aasta. Ja sealt ma põlesin läbi ka ja nii edasi. Aga juhtub tõesti, täitsa ootamatu. Et vaat ma ei taha seda kahetsust tunda, et ma ei taha seda oma südametunnistusele jätta. Ja teinekord ongi see, et see on nagu miski ka, mis motiveerib, et tegelikult nendega on tore koos olla, mõnikord oled lihtsalt nii väsinud, et ei jaksa. Muidugi on ka neid hetki, kus ma panengi neile ekraane, olge seal, mul on praegu 15 minutit vaja magada, et teiega edasi tegeleda ja nii edasi, aga jah, et kuidagi teadlikult olla kohal. See tegi praegu, ma arvan, väga paljude inimeste südametunnistusele haige, et täpselt see, et mitte olla pärast seda ise kogeda. Jah. Polnud aega. On ju. Sest kuulates, mis tramm su elu on, see on ikkagi otsus, et ma olen lastega. Jah. Aga ma magan jube hästi nendega, sest ma lähen koos nendega magama 9:30 ja siis mul ongi väga palju energiat. Ärkad hommikul ära üles juba, enne päikest. Ja. Väga hea küsimus, mulle väga meeldis see. Siin oli enne Kätemeri üks noormees siin ees. Teine noormees ka veel. Me ei läheks siit ära niimoodi. Tuleb siia mikrofon talle. Teeme niimoodi, et nii kui inimene ära küsib, siis ta läheb välja. Yeah. Ära ja siis järgmine läheb välja. Palju meil on? 120 või? Jah, üle 120 on. Üks hetk, kui sa alustad, ma siiralt vabandan, ma lubasin teile midagi muud ajaliselt. Et kui keegi peab minema. See on okei, kui keegi peab minema. See on okei, aga me filmime seda. Nüüd oota üks hetk, operaator ütleb sulle, ära mind kuula. Tere, Sandra. Ma väga austan ka seda lava Sandrat ja ma hea meelega küsiksin ja räägiksin selle teemal ka, mismoodi sadu, muusika ja sõnad inimesi kõnetavad ja ma mäletan hästi seda debüütkontserdi märjaks nutetud põrandat ka. Aga mida ma tegelikult inimsuhete entusiastina tahan küsida on see, et mind on väga palju aidanud see, kuidas Mel Robbins on õpetanud oma taskuhäälingu episoodides söögi alla, söögi peale seda, kuidas ennast ja teisi on niivõrd palju lihtsam mõista, kui sa arvestad sellega, et nad on suures kehas olevad väiksed lapsed. Tema ütleb, nad on keskmiselt 8-aastased. Ja sellepärast ma kasutaks võimalust, küsiks sinu käest, et kui vana on sinu sisemine laps ja milline sinu suhe temaga on?
kui hea küsimus. Nüüd me jääme siia. Tead, ma olen ma olen sellele sisemisele lapsele, ma olen mõtelnud nagu viimased nädalad nii palju läinud tagasi sellesse, et no üldse see veebruarikuu oli minu jaoks, ma kirjeldasin oma psühholoogist sõbrale, et mul nagu popcorn peas kogu aeg plahvatas, nagu siuke arusaam, uus mõte, oled ju küll tegelenud kõige selle arenguga, kuidas neid ikka veel saab neid nagu tulla mingeid mõtteid ja arusaamu nii teistmoodi või ka mingi mineviku tagasi minnes, et okei, et ma sain näiteks aru, et ma muutusin ise toksiliseks mingites olukordades, sest ma ei osanud muud moodi käituda, see oli minu ainuke nagu selline ellujäämis nagu võimalus ja ma olin väga kuri vahepeal inimeste vastu. Ja siis ma olen läinud sinna tagasi, mõtlen, aga ennem seda, kui kõik see juhtus, kui teised inimesed tulid ja hakkasid muutma mind, et milline ma siis olin nagu, mul oli nii tore. Mul on üks hästi tore pilt ka, issand jumal, ma tein praegu misal, et mul on üks hästi tore pilt endast ja ma arvan, ma olen see Sandra, ma arvan, ta on seal selline 5 võib-olla ja väga ma ei süüdista ma tõesti ei süüdista kedagi teist, et see on ka oskus mitte nagu hakkama saada mingites olukordades, või ise ei osanud piire valida ja nii edasi, aga ma mõtlen, et issand, et mis oleks sellest, nagu mul on hästi kehvasti praegu elus, eks ju, mul tegelikult ei ole, aga mis oleks sellest Sandrast saanud nagu teistmoodi, kui võib-olla oleks mingid olukorrad või mingid inimesed jäänud ellu tulemata. Et see kuidagi siiras, hästi rõõmus ja mitte kartes võib-olla, et ta saab haiget. Võib-olla see on see, milline see Sandra on seal, jah. See on hästi tore pilt on ka mul sellest. Ühesõnaga. Kas see vastas su küsimusele või? Ma olen siin 5. Jaa, selles mõttes, et sellele nagu läbi käis võibki nagu hästi pikalt ja põhjalikult vastata, aga lihtsalt mul tuli see meelde seoses sellega, kui sa tõid selle näite sellest manipulaatorist, kellest sa pääsesid, et siis enda sisemise lapse teraapiast käis kunagi läbi selline küsimus, et aga kes või mis on sulle õpetanud oma vajadusi rahuldama niimoodi, nagu sa seda teed ja see sisemine laps ju tegelikult ainult küsib seda, mida ta parasjagu vajab, aga need meetodid selle saamiseks on õpitud sellised, mis võivad teiste suhtes olla toksilised. Ja just, täiega nõus. Ja ma praegu vist eriti, ma tunnen ka hästi suurt sidet oma noorema pojad, kes on ka 5 ja tal hästi sarnaseid asju on minus ja nii tore on vaadata. Mul on täpselt see, et ma saaks nagu uuesti õppida ümber mingid asjad. Et mul on praegu selline periood käsil tõesti, kus ma õpin ümber kuidas näiteks mingite inimestega suhelda. Et ma olen ikka olnud see, et on minu arvamus ja vale arvamus. Ja see on jube raske, et ka teistel on arvamus. Ja et teistel on mingi teine versioon, mis võib-olla on ka... Kas nad tõesti elavad? Kas nad ei näegi nagu mina? Jah, tõesti. Ühesõnaga, ja see on mingi tugi, see on nii huvitav, et sa selle küsisid praegu tõesti, ma olen selle nii palju mõtelnud, et see on mingi tugi, kuhu tagasi minna, et kuidas tema teeks selles nagu nende teadmiste juures 5-aastasel on nagu vähe, aga selle nagu siiruse ehedese juures, kus sul ei ole veel mingeid selliseid mõttemustreid või käitumismustreid tekkinud, et mis tema valis, kuidas tema reageeriks on ja siis mõtlesin, issand jumal, ta oleks nagu palju soojem ja leebem, ja ka enda vastu, mitte ainult teiste vastu. See on nii hea küsimus ja see on nii huvitav mõte, kui sa oma lapsega räägid ja võtad pausi ja vahetad kohad ära. Kuidas ta selle lahendaks? Annad talle nagu võimalus olla see lapsevanem ja ise korra see 5-aastane, minu puhul 4-aastane. Sealt tuleb puhast kuld, kõik on väga lihtne. Miks sa siis, ma ütlesin tee nii ju. Hästi lihtsalt lahendus. Me läksime mängumaale 5. sünnipäeva puhul siis õhtul ja kui me päev otsa olime seal kodus olnud ringi ja siis õhtul lähme, siis mõtlesin, teised vanemad tulevad ka, panin veits meiki ja värvisin ripsneid ja siis poeg küsib, et miks sa meiki paned? Mõtlesin, ma ei tea, et mõtlesin, et nagu peole lähme. Jaa, aga siis sa oled ju nagu see staar, mitte nagu emme. See on armas nagu, et tähendas, miks sul vaja seda on, et sa oled ju minu ema praegu, et miks seda meiki vaja on? Emadel pole meiki. Väga hea, aitäh sulle sellest. Me võtame veel ju küsimus, sest patt oleks praegu. Kas me ei ole mingi juba 3 tundi rääkinud või? 4,5 tundi. 4,5. Natuke on aega veel. Kes tuleb minuga õhtul neid samme tegema? Ei, peale seda, kui sa kõik koju oled ära visanud, siis alles hakkab. Mul mahub 4. Mul on üldse hea meel, et sa lubasid selle küsimust küsida, Mardu.
et siin nihelesin juba ja vaatasin, et hakkab aeg läbi saama. Minul on muusikateemaline küsimus, sügavamõtteline. Sinul, Sandra, on ilmselt väga kirglik suhe muusikaga, see ei saagi teistmoodi olla. Minu suhe muusikaga on, ma arvan, julgen öelda palju pealiskaudsem, mina ei ole muusik. Küll aga ma olen viimasel ajal, oma 30-ndates eluaastates hakanud mõtlema ja kuidagi tundma, et minu arvates ma kahtlustan, et sel muusikal võib olla mingi inimeste jaoks üldse nagu olulisem roll, kui lihtsalt see, mis me pinnapealselt võiksime öelda, et see on miski, mida sa kõrvadega kuulad. Näiteks mina olen mõne meditatsiooni käigus tundnud ise, kuidas see muusika füüsiliselt siin nagu sülle haarab, see on miski, mida ei saa nagu sõnadega kirjeldada, mida saad ainult tunda. See on nagu, et võib öelda, et muusika on omamoodi nagu mingi võluaine. Inimesed on saanud psühhedeelseid kogemusi muusikat kuulates ilma, et nad mingeid muid aineid peaks üldse tarbima seal juures. Ja siis minu küsimus sulle on see, et kui sa saad seda sõnadega kirjeldada, siis milline on sinu kõige müstilisem elukogemus üldse muusikaga? Ja mis asi see on, see muusika, kui sa seda kirjeldaksid näiteks tulnukatele, kes ei ole seda kunagi kuulnud varem? Et mis asi see on, see on nagu mingi teine dimensioon või on ta mingi sagedus või mis asi see on? Mingi energia? See on küll hea lihtne küsimus. Et minu üks kursavend kunagi ülikoolis kirjutas lõputöö teemal, mis on muusika. Ta kukkus läbi sellest. Ta tõesti sai nagu. Aga minu, issand, et mul on neid sellised popcorni plahvatusi viimasel ajal nagu väga palju olnud ja ma pean ütlema, et üks oli 24. kellega ma autoga sõitsin, et siis ma kuulasin ühte lugu, mille me olime stuudios teinud. Ja see on nii hea lugu. Ei ole ilus niimoodi ennast kiita, aga lihtsalt see sõnum, me ise kirjutasime küll ja siis ma kuulen, ma olen nagu, vau, selline sõnum. Ja kuidagi see tunne seal sees, siis ma kuulasin, ma nagu täiega, teate, kui see lugu välja tuleb. See nagu murraks iseenda südame. Ja. See on, ma ei tea, mis seal on. Ja ma ei teagi, mis seal on. Et ma ei oska sulle vastata sellele, aga mõni lugu, kindlasti on need sagedused ka, seda on uuritud, et kes on ka ärevad inimesed, mina olen näiteks ka nii-öelda nagu ärevam keskmiselt, siis minu psühholoog soovitas teatud sagedustega mingid sellist muusikat kuulata. Aga no ma arvan ikkagi, et see on see, et see mõjutab meie emotsioone. Ükskõik mis pidi või kellele, mis muusik, kellele klassikaline muusika, eks ju, et see on ka nagu erinev, et mina ei tea, mis niimoodi ei oska sulle vastata. No ma arvan, sa vastasid. Me ootame seda lugu. Ja. Seda teie uut lugu. Selle kõleb aega veel. Kaua? No ma arvan, et sügisel. Kaua on vaja oodata. Aitäh sulle. Ja. Viimane küsimus siit. Tere, Sandra. Tere. Minul on selline küsimus, et kas sul on kunagi olnud tunnet või oled sa mõelnud, et paneks õige pillid täitsa kokku ja üldse muusikat enam ei teeks? Ja, kõik. Tõesti, kui ma elasin vahepeal Rootsis, õppisin Kuninglikus Muusikaakadeemias seal 3 aastat ja iga veebruarikuu, see amet pole minu jaoks, ma ei taha mängida pilli, miks ma üldse seda teen ja et see on täitsa mõttetu ja ma pole üldse võimeline üldse lavale minema ja nii edasi, et see oli selline, aga on olnud neid hetki, kui on ikkagi emotsioone ja kõik on nagu liiga palju. No tegelikult pärast siis, kui see otsus tuli, et me täna äkki lähen pausile, siis ma ei arvanud, et ma teen nagu uue bändi. Et ma mõtlesin, et aitab küll. Nüüd on vaja sellest kõigest puhata. Aga no ei saa aru, mingi asi on ikkagi sees. Ei saa midagi teha, aga neid hetki on elus olnud. Et just kus sa ei pea selle pingele vastu ja kus ma ei osanud ennast hoida. Ma ikkagi jõin ennast nii katki ära, et siis oli see, ma ei taha minna ja siis on kõik nii halvasti ja siis on, et mida, see tunned, vaata see, mis see sündroom on, petturi sündroom on ja et kuidas ma nüüd lähen lavale ja olen siin, et tegelikult ma olen mingi täitsa katki ise ja kõike seda, et siis ja, seda on olnud küll. Ja vahetult pärast läbipõlemist oli ka ikka see, et ma mõtlesin, et võt, ma vist enam ei suuda minna tagasi. Aga siis see endaga töö on ikka toonud ja mul on väga hea meel, et ma olen laval. Ja. Väga super, et oled laval.
see, mis sa praegu just jagasid lõpus, ma näen sul lihtsalt silmad peaaegu märjad. Ma olen tõesti õnnelik. Et kui... Vaata, mida mul on võimalus kogeda nagu, et see on lihtsalt uskumatult nagu, uskumatu. Kõik see taak ja kõik see nii-öelda kogemus, mida sa ääretult, ma olen nii tänulik, Sandra, et sa tulid. Ma olen ka, kohe sai mõtted siin selgemaks. Nüüd on kõik selge. Kõik on selge, nüüd ma tean, kuidas edasi elada. Ei pea 1. aprill uut elu alustama. Ja mulle meeldib see ka, see vestlus ei paku mingeid lahendusi. Sa lihtsalt näed kellegi, kes on midagi erakordselt teinud, sa näed korra, kui ta lubab enda sisse ja arutab korra valju häälega. Võte mulle natukene nagu see, korraks võtan selle hetke, et see midagi erakordselt teinud. Ma nagu, see tundub nagu liiga palju öeldud. Et ma tunnen nagu seda, et ma lihtsalt teen nagu seda asja, mis mul nagu siin sees pakitseb, vaata. Et ma kuidagi, kui keegi ütleb, et nagu nii erakordne, et siis ma arvan, et ma olen tegelikult väga tavaline inimene nagu igapäevaselt. Lihtsalt mu töö on nagu selline, et minu väljund on see, et miks ma midagi teen, et mul on see nagu mingi looming või mingi asi tuleb lihtsalt, on see minu miski, minu kirg on ja, et jah. Aitäh, mulle tundub see natuke palju lihtsalt. Aitäh, et sa väljendasid, ma ei ole sinuga absoluutselt nõus. Nagu tuli publikust, et sa põled ereda leegiga ja vahel on... Aga ma lihtsalt olen selline. Ma nagu, sa tõrjad, ma ei tee selleks midagi. Näiteks erakordselt sportlased on ja siis nad pingutavad, et teevad treenid, teevad kõike selle peal. Ja ma ei ütle, ma tööd ei teeks, ma harjutan pilli ja ma teen seda, aga see nagu miski on see, et see nagu... Sa kuulad oma muusikat kodus ja hüppad hüppenööriga. Seda kutsutakse pingutuseks, erakordselt pingutuseks, et see on ju läbi mõeldud. Ära võta siit seda asja ära praegu. Okei, vabandust, ma ei tohi. Mulle endale meeldib see, et mina lepin sellega, et mina nii eredalt ei saa põleda, aga ma kasutan sinu selle leegi soojust. Sellega ma ei ole nõus. See on tore, et sa seda ütlesid, aga ma ei ole sellega nõus. Teeme nii, et lepime kokku, et me ei ole ühel meelel. Ma ei oskaks teistmoodi või parem lõpetada. Mulle meeldib väga lihtsad asjad, nagu ma ütlen, ma elan iga päev mu eriline päev ja aitäh, et sa tegid selle päeva veel erilisemaks. Aitäh sulle. Tore.